Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele. Ahoi, head võrkpallisõbrad! Võrkpallivõnked 18. episood ja hakkame jälle võrkpallijuttu võngutama. Täna siis on meid taas lubatud Narva maantee stuudiosse ja ma kahtlustan, et Delfi toimetus lähtus sellest, et meil on täna ikkagi prestiižne külaline, võrkpallikoondise kapten Andri Aganits. Tere, Andri! Tere! Ja siis, muidugi väga prestiižne kommentaar on ka Martin Kukk. Tere! Ja mina olen siis vähe prestiižne Märt Roosna, jutustan siin niisama. Martti Juhkamit täna ei ole, on selline plaaniline puudumine ja lindistame seda saadet siin sellisel valimiste nädalal, et enne kui läheme võrkpallijuttude juurde, mehed, palju te seda valimiste asja olete jälginud, kas olete ise võib-olla juba valimus ära käinud? No, ma arvan, et praegu on suht võimatu sellest valimiste melust eemal olla, et see tahad või ei taha, see jõuab sinuni, et mina veel valima ei ole jõudnud, aga kindlasti valin, et see on ainuke viis, kuidas siis, kõige lihtsam viis, kuidas asjades kaasa rääkida. Et siis pärast saad oma otsuseid kiruda või mitte kiruda. Ja, eks mina ka natuke ikka jälgin, mis toimub ja kui aus olla, siis peaks töömõistes ka natuke sinna koefitsiente vaikselt tegema hakkama juba. Aga vaatame ja käisin siin nädal tagasi mingil üritusel, kus praegune Pärnu linnapea rääkis väga pikalt, mis on tehtud, mis on plaanis teha. Nii et Silt sai valmis. Silt sai valmis, jaa. Lõpuks. Silt sai valmis. Võiks veel mõne teha? No miks mitte, ta võiks lahti käia ja saaks purjekad ja värgid natuke rohkem edasi sõita. Aga ei, valimas ma veel ära käinud ei ole, ikkagi pühapäeval paned lipsu ette ja ülikonna selga ja lähed valimiskasti juurde. Aha, et sa oled ikka see kohal käia mees. No muidugi. E-valimisi ei usalda. Usaldan e-valimisi ka. Nii, no kindlasti ma arvan, et me siin võrkpalli esindajatena soovime siis erakonnast sõltumatult edu võrkpalliga seotud inimestele, kes kandideerivad, et mul on siin kirjas, alustame Hanno Pevkur, Aavo Keel, Anti Haugas, Marek Pihlak, seal Elvas kandideerib, Sten Berillus, linnapea kandidaat Türil, Liis Kivilo ja kindlasti neid on veel, et ma mõne unustan, tahate lisada kelle? Täna jäi mul vist silma, et Võru eelmise aasta abitreener Priit Iganne ka kandideerib kuskil. Jah, oli küll. Ma käisin üle-eelmine nädalavahetus Võrus, seal on väga palju seda reklaami igal pool ja seal on esindatud Urmas Tali, Anti Haugas, kõik, kes võrkpalliklubis kuidagi panustavad ja kõik on seal olemas. Seal võiks ka olla... Ja Urmas Tali peaks lausa linnapea kandidaat olema. Aga Tali oleks väga väärikas kandidaat. Igal juhul. Ja. Et kindlasti minge valima ja siis hoiame pöialt võrkpalli inimestele, et neil ka hästi läheks. Aga läheme siis võrkpallijuttude juurde. Ja kõigepealt siis teeme sellised aktuaalsed jutud saatekülalisega, ehk siis Andriga. No nii, Andri, sa olid nagu mõnda aega siin, kuidas öelda, siis radarilt eemal või, et ei teadnud, mis sinust saab ja kasvust saab ja nüüd on siis kõik selge, et alustame võib-olla sealt, et sul tuli ette võtta küünarnuki puhastuse lõikus, et kuidas see vajadus tekkis? Eks see probleem on juba aastaid olnud, aga alati pole olnud seda õiget justkui hetke, millal seda ära teha, et alati on justkui järgmine hooaeg hästi oluline suvikoondisega, et siis on olnud ta alati olemas, viimasel ajal oli ta enam-vähem kontrolli all, aga ta ikkagi andis ennast pidevalt märku, et ka siin viimasel nädalal koondisega, kui me käisime Horvaatias ja Põhja-Makedoonias, et seal lihtsalt täiesti ütleme nii, tavalises jõusaalis ma vahetan ühes käest teise antlit ja mul käib mingi nõks sealt küünarnukist läbi ja käsin natukene hell ja sinna jääb ka natukene võib-olla tugevust ja otsustavust puudu kohe, et kas see on löögikäsi, parem käsi? Ikka, et
et selline ilmselt ülekoormusest tingituna olid seal mõned luutükid lahti ja peale koondist siis ma arvan, mul läks nädal aega, 10 päeva läks aega, kuni ma sain perearsti ja igalt poolt need saatekirjad kätte, et siis ma sain doktor Madis Rahu vastuvõtule, sealt üsna kiirelt kohe MRT uuringule. MRT uuring näitas, et on seal võimalik puhastada. Asi oli üsna kiiresti käis, et okei, et mõtleme korraks, siis järgmine hetk Rahu helistab, et kuule, et kui sul ei ole veel midagi selgunud, et kuhu minek on. Et tegelikult oleks võib-olla saanud veel mõne süstiga, mida on ka varem proovitud pikendada, aga et kui oleks välismaalt mingi superlahe võimalus tulnud, et siis ma oleks kindlasti läinud. Ei oleks selle opi jälle edasi lükanud, aga oligi, et enam-vähem lõunast mulle helistas, et kuule, et teisipäeval nädalavahetus hiljem, nädalavahetus jäi vahele, teisipäeval saab, üks ütles ära, et kas et ma panin sind kirja, et isegi kui juhtub siin mingi ime nädalavahetusel, siis pole midagi, et aga oligi, et nii ma sinna teisipäeval hommikul lõikusele läksin. Et selles mõttes see protsess ja otsustus käis suht kähku. Ja kuidas siis taastumisega on, et mis seisus praegu oled ja millal võiksid olla palliplatsil tagasi? No eks see on, ma arvan, täna või sel nädalal pärast seda, kui see uudis avalikuks tuli, et ma taas liitusin Selver TalTechiga, et see on üks ennem esitatud küsimus, et ega aus vastus on, ega ma ise ka ei tea, et me liigume nädala kaupa ja ei ole põhjust praegu nui 4 kiiresti platsile tagasi, et tahaks ikkagi, et see käsi ja see probleem saaks lõpuks seljatatud ja mis on salata, et suurem eesmärk on ikkagi, et järgmiseks suveks olla täiesti valmis. Aga mis sellest nüüd välja lugeda, et sa tegid vahepeal trenne siis nii TalTech Selveriga kui ka Audentesega, et kas siis oli ka variant, et sa ühined hoopis Audentese noortega või? Ja jutud ju käisid ka Pärnu kohta päris suured. Jah. millest me alustame siis, et okei, alustame siis suvest, et jah, suvel või isegi eelmise hooaja lõpus juba Pärnuga said esimesed jutud tehtud, lõpuks rääkisime veel koondise suve lõpuosas, et oli Jaanus Nõmsaluga päris mitmeid kõnesid, aga ütleme nii, et hetkel jäi see lõpuks selle taha, et ma ei soovinud Eestis nii-öelda seda välismaa elu elada, et ma olen, okei, ma saan ilmselt nädalas mõne päeva saaks kodus olla, aga lõpuks ma olen eemal ja selle taha see lõpuks ei, et rahaline pool pole ka, pole seda väärt, et polnud piisavalt motiveeriv, et elada ikkagi Pärnus, kui pere on siin ja just. Aga Aavo Keel sõitis 9 aastat vastupidist suunas paikuselt Tallinnasse. No järelikult ma arvan, et tal olid motivatsioon olemas ja ma arvan, et lapsed olid ka suuremad. Kahtlemata. Ja siis TalTech oli nagu selline loogiline jätke. Jah, sest et suvel ma veel kandideerisin ülikooli, et ma läksin magistrisse edasi TalTechis ja sellepärast ma käisingi siin Audentes ja TalTechi vahelt, et magistriloengud on huvitaval kombel õhtul peale tööpäeva, et siis mulle sobis Audentese variant pallitrenniks paremini, aga ma jõudsin mõlemasse pallitrenni, jah, et ma sain lõpuks ma arvan, et see ei olnud eesmärk, et eesmärk oli see, et ma oleks palliga puuteid ja see võrkpallipaus väga pikaks ei läheks, et lõpuks see paus nagu ilma treeningut oligi siis see opi järgne 1,5 nädalat, kus ma trenni ei teinud, muidu ma ikka tegin trenni, aga eks see on oma graafiku järgi nii-öelda sain sättida. Ja mis asja sa edasi õppima asusid?
juhtimine ja turundus ja äriprotsesside digitaliseerimise peaärila või midagi sellist. Oi, kui keerulised asjad tänapäeval on. On. Nii, aga kas sa meil natuke seda ka midagi viitad, et mis variandid välismaalt olid? Et räägitakse ikka tõli midagi? No tegelikult oli kuidas ma ei hakka liigasid või klubisi välja ütlema. Liiga ikka võiks ja see oleks piisavalt ebamäärane. Kas oli sinu jaoks nii-öelda top 5 või top 6 liigadest ka pakkumisi? No ei olnud pakkumisi, aga jutud, jah. Et, ütleme nii, et nii mõnigi nädal koondise treeningutel oli motivatsioon ikka väga, väga põhjas, et oleks üks nendest paljudest juttes õnnestunud oleks, ma arvan, päris hästi olnud, et siis paneksid valuvaigisteid edasi? et ei, eks neid on söödud, aga ma kindlasti ei soovita, et ma arvan, et siin kõik kogenemad mehed ja kõik nooremad ja mis iganes, et see on alati nii, et tegelikult ei ole seda õiget hetke, millal seda pausi võtta, aga et lõpuks nagu elu näitas siis eelmise hooaja põhjal ka, et lõpuks võib-olla kannatad isegi rohkem. Nii, aga läheme siis edasi 3. teema juurde, milleks on siis Eesti koondise EM-finaalturniiri loos ja siis peatreeneri uus leping. Jätkame Alar Rikbergi taktikepi all. Võib-olla kõigepealt loosist, et vist vaikselt oli teada ka, et see Soome oli meid valinud ja kas see, et see nüüd meie alagrupp mängib Soomes Tamperes, kas oli see siis kokkuvõttes parim lahendus, kui võtta nii fännide vaate kui ka sportlik tase? Ma arvan, et see oli fännide vaates võib-olla parim lahendus. Ma võib-olla korra parandan, et see oli fännide vaates selles mõttes parim lahendus, et sinna on kõige lihtsam minna, sinna kindlasti läheb kõige rohkem inimesi. Aga puhkus Varnas oleks ka päris hästi sobinud. Kuigi me vist nüüd teame, et ikkagi Bulgaaria ei mängi oma alagrupi Varnas, vaid kas viidi Sofiasse äkki või? No, okay. Mingi uudis kuskilt minu arust käis läbi, aga muidu jah, oleks fännide mõistes päris tore olnud väike siuke suvepikendus puhkus teha seal. Eks Soome variant ongi võib-olla see, et saab mõneks mänguks minna või vahepeal ära käia, et saab ju upitada, et ei pea nädalaga järjest olema tingimata. Aga jah, kui sest viimasel ajal on ka need mängud suhteliselt, seal on ikkagi hajutatud, et vanasti oli see, kui oli 3 mängu, siis oligi sul teinekord 3 mängu järjest ja turniir läbi, et siis oligi lühike turniir, nüüd on nagu palju pikemaks venitatud. Mäletan, et seal Gdanski meil oli Poolas, oli meil 3 mängu alagrupis ja üle päeva. Üle päeva oli jah, olin ise ka koha peal. Et tegelikult oli päris hea rütm, et sai seal vahepeal korraks taastuda, et ei olnud mitut mängu järjest. See oli ka fännidele väga hea rütm, sai ka vahepeal taastuda jah. Ei, see oli vägev turniir jah, selles mõttes fänn oli meeletult selle kohal ja no aga nüüd ongi, et siis oli vist, mul on meelde number 2000, millega siis opereeriti, et nüüd tuleks see 2000 üle lüüa. Et Tampere ei ole ju väga keeruline koht, kuhu minna. Paneme erilaevad tööle ja ma ei tahaks väga palju korvpallile alla jääda, et ma saan aru, et Riiga on lihtsam minna, aga ja võib-olla korvpallifänn on rohkem, aga ma arvan, et Eesti spordis on ikkagi see tendents, et fännatakse rohkem Eesti koondis kui mingit ala. Ja ma usun, et väga palju fännid nagu kattuvad ka, kes on seal Kossus ja Võrgus. Ja, kindlasti. Nii, aga kui me läheme nüüd edasi, aga samas sportlikult ilmselt oleks olnud see Rumeenia kõige sobilikum või? Soome-Rumeenia, et seal vist väike vahe võiks olla Soome kasuks, et Soome on ma arvan, et seal on vist ikkagi suur vahe. Ma tahaks arvata, et on ikkagi suurem vahe kui väike vahe. Et seal Rumeenia alagrupis on ju nüüd Läti ja Sveits, et kes siis aga ma arvan, et selle Soome alagrupiga, et meil on ikkagi väga selline tugev ja ühtene grupp, et meil on kindlasti vaja igal päeval minna täispangale, et meil ei ole, seal võib juhtuda igasuguseid tulemusi oma vahel, ma arvan, et see alagrupp
noh, mine tea, kuidas seal võib olla isegi siuke olukord, kus ühe võiduga saab edasi. Ja. Et kui seal asjad niimoodi klapivad. Ja see alagruppi läheb kokku Itaalia alagrupp A-ga kokku, et seal on ilmselt, kui jääd viimaseks, siis Itaalia ootab. Eesti grupis siis, C-grupis on siis Soome, Eesti, Serbia, Belgia, Holland, Taani. No kui nüüd päris realistlikult öelda, siis ega see mingi kingitus ei ole Eestile, et enne turniiri siis selline loogiline asetus Eestile oleks seal Taani ees ja siis teiste järel, et selline pigem siis me peame kedagi nagu suutma üllatada, et edasi saada. Jah, matemaatiliselt see nii tõesti on, kui me hakkame vaatama seal tõenäosusi võitude asjadega. No mitte ainult tõenäosus, aga lihtsalt lihtne loogika, et see MM lõppes ja need 4 tükki olid MM-il peal ja 15 hulgas. Jah. No selles mõttes, et Euroopa keskmine tase on kindlasti väga kõrge, et see oleneb hästi palju, mis seisus sa sinna turniirile jõuad. Võtame kas või on see Tšehhi, on see Belgia, Eesti, Soome, kõigil on, tegelikult meil on kõigil sama seis, et on meil 1-2 meest puudu, on hoopis teine sats, et paraku nii on ja õnneks on see probleem ka teistel ja ma arvan, et meie alagrupi puhul, et ainult Serbiat ei ole võitnud, et kõiki teisi me oleme võitnud, me oleme kõikidele kaotunud, võib-olla ongi see just hea meile, et me teame, et teil on kogemus neid riike võita nagu all, et te teate, kuidas võita tegelikult, jah. Et see, ma arvan, et seda ei saa kuidas öelda, alahinnata, et see on kindlasti üks asi, millest kinni hakata, aga ilmselgelt, et ma arvan, et kõik mängijad juba praegu natukene mõtlevad ka järgmise suve kulminatsiooni peale, et kuidas olla seal ja teha see eesmärk lõpuks ära. Aga kas seda loosimist jälgisite laivis või jälgisid sa kellegiga võistkonnakaaslasega koos või kodus või kuidas see käis? Mina olin onu juubelil, et natukene selle laua ääres üle telefoni vaatasid natuke. Ei pandud suurele ekraanile. Ei pandud, aga jah, et eks me kohe arutasime seal grupivestluses. Aga mis see reaktsioon siis, nagu esmane reaktsioon oli? No, eks seal oli nii ühte kui teistpidi, aga selles mõttes nii-öelda igav, et jutumärkides, et jälle Belgia, jälle Serbia, et Soome, et kõigiga me, Soome, okei, me saame aru, et see on loogiline, aga teistega me oleme ju hästi palju nende koondistega mänginud, et võib-olla oleks tahtnud kedagi muud, aga ma arvan, et on see, kes on ja meil tuleb minna lihtsalt igalt mäng korraga. Serbia vastu on ju nüüd lihtne minna, kui Georgia Gretšu seal on, teate täpselt, mis mängu ta mängib ju. Ja ma vaatasin seda MM-i ka, et väga emotsionaalselt ja väga hingestatult ikkagi möllas seal platsi ääres, et ma ei teagi, et kas tal on see leping jätkub või jätku, et ei tea ka tegelikult, jah. Jah. Aga oleks lahe, et jah, et võib-olla sellest tugevamast grupist see Serbia võrreldes seal, kes seal oli saadaval, et ainult selle grupiga läks meil nii-öelda ideaalselt, et me saime võib-olla kõige nõrgema sealt et kas ta on kõige nõrgem, aga ta tundub, et ta on kõige ebastabiilsem, et ta võib mängida ka väga halvasti, eks ju. No nägime selle aasta maailmaliigas ja nii edasi, kuidas nad samas Brasiiliat võitsid. Tublid. Ja siis said kohe jälle tappa Iraanilt. Ja seal oli olulisel hetkel oli mingid asjad, ma vaatasin seda mängu. Aga kas mõni selline grupp on, mis oleks olnud, et et see on nagu tõesti, et sinna oleks tahtnud sattuda? No ma arvan, et see viimane grupp oleks kõige mängitavam, nagu selles mõttes, et kõige suurema tõenäosusega edasi saada. Grupp D, siis Rumeenias mängiv grupp, seal on siis Läti, kelle nad valisid, Prantsusmaa, Saksamaa, Türgi ja Šveits. No ma arvan, et grupp B ei oleks ka halb, et Bulgaaria, Põhja-Makedoonia, Poola, Ukraina, Portugal, Iisrael, et jah, see, kui sa nüüd ütled, see võib-olla oleks isegi veel parem, jah. Et küll kaotasime siin Iisraelil, aga tegelikult
noh, nad on ikkagi väga mängitavad ja võidetavad vastased ja. Et eks lõpuks pole vahet, et ma arvan, et ei ole mõtet liiga palju nuriseda. Jah, Euroopa meistriks tahad tulla, siis pead kõiki võitma. Just. No kas me Euroopa meistriks just tahame tulla, aga... Ei, kindlasti tahame. No, no jah, et ütleme, et lindistame suht varasel ajal, et 12:30, et ma napsutamisega nii vara ei hakka alustada. Et räägis siin Euroopa meistritiitlist. Aga mis see siis reaalne eesmärk on, et ikkagi nagu Alar Rikberg ütles, et alagrupist edasi saamine 16 hulka? Kindlasti, jah. Aga see oli ikka kõva eesmärk ei ole? See nõuaks ikkagi minu silmis väikest ikkagi üllatamist. No selles suhtes, et kui Eesti jääb grupis 5., et siis ta täiesti objektiivselt võttes siis enam-vähem oma tase tehti ära, oleneb, kuidas see mängu aga sa ei lähe ju EM-ile oma ära tegema, sa tahad ikkagi paremini. Ma saan sellest aru, aga siis ütleme, kui alagrupis edasi ei saada, siis öeldakse, et jälle läks kõik nässu, midagi ei tulnud, eks ju, kuigi reaalselt... Aga suurt õnnestumist ei tulegi siis ju? Kui alagrupist edasi ei saada. Ei, no jah, aga sa ei saagi siis rahul olla. Loogiliselt võikski olla ju mingid käigud, et selles astmed, et sul on õnnestumine, sul on siuke oma tavaline, loogiline tase, eks ju. Et ei, ma ei ütle, et eesmärgiks peaks saama grupis 5. koha. Absoluutselt mitte. Aga lihtsalt ma üritan nagu inimesi nagu nende, ütleme, ootusi nagu realistlikud hoida. Et kui sa võtad Holland, ma ei tea, kas Nimir tuleb, ei tule, Belgia, Soome, et keda me siis peaksime nagu võitma? Taanit, ma ütleks ka peaksime, kuigi nad... Kuidas nad Türgiga mängisid siin 2 mängu päris hästi. Võitsid Türgit 3-0 ja siis ka teine mäng 2-3, eks ju, et kindlasti ei tasu sinna mütsiga minna, eks ju. Jaa, ma olen selles mõttes igati arusaadav jutt, aga ma arvan, et see eesmärk peab ikkagi olema suurem kui lihtsalt alagrupist edasi saamine, et kindlasti... Veel suurem kui alagrupist edasi saamine? No, sul peavad olema kõrged sihid. No arengukavas on veerand finaal kirjas, et... No. Eks me... No mis seal salata, et nüüd kui kõik õnnestub ja plaanipäraselt läheb, et siis meil 93 poistel tuleb 6 EM juba. Et tegelikult ju me kõik ootame ja tahame seda samamoodi seda, et mis see ei ole mingi saladus. Aga ma arvan, et kõige tähtsam on see, milline meie mängupilt on, kuidas me platsil oleme, ja ma usun, et kui see kõik jookseb, et siis meil ei ole põhjust mitte kellegi vastu seal alagrupis ka nagu aukartust omada, et ma arvan, et tuleb selline vihane grupp, et kus kõik koondised, ma räägin, et kõik koondised, ma arvan, igaks mänguks seal mingid alahindlusi tegema ei tule. Üks omaette eesmärk või selline võiks olla minu silmis, et Eestil oleks vähemalt kuni selle viimase vooruni oleks mängus sees, et oleks varianti. Sõltuvalt, kuidas see alagrupi, kuidas see mängukava jookseb, aga et ikkagi oleks nagu seda põnevust, et hea küll, et jääme välja, aga siis võiks viimases mängus alles selguda. Et see viimane mäng oleks vähemalt kõige peale mäng, või oleks juba selge, et on edasi, on? Või oleks selge, et on edasi, jah. Selle vastu mul pole ka vähimad. Selle vastu ei ole kellegi midagi, aga see alagruppide mängude järjekord vist varsti tuleb, et nädala 2 jooksul ma pakun. Et juba vist käib tihe töö. Nii et elevust küll, vastased teada, plaane saab hakata tegema, septembrikuuses on siis need... Äkki oli 9 kuni... Midagi sellist oli, ma just vaatasin mingi aeg. Jah, võis olla, jah. 10 kuni 27. No see on kogu, jah. No me arvestamegi ikka kogu. No aga ma mõtlesin, et kui 10. hakkab, siis lähed ikka 9. kohale. No oleneb, kas Eesti mängib 10. Et tavaliselt see avamäng on ju kuskil seal Itaalial oli vist seal jaa, nad teevad seal päris uhkes kohas jalkaareenil või kus see oli? Kuskil, see oli mingi siis mingi välivärk oli jah, kas ta oli isegi, ei olnud äkki jalkaekraan, mingi väljak oli minu arust. Et see võib olla päev varem lihtsalt, et nagu viimasel ajal pigem on olnud. Niimoodi, aga siis see sama ploki teine pool, et peatreenerina jätkab Alar Rikberg, et kas
ainuõige otsus? No ma arvan, et oleks üllatus, kui oleks seal hetkel mingi teine nimi, et tegi Võrkpalliliidu poolt selle esimese eesmärgi ära, et EM-ile me kvalifitseerusime ja ma arvan, et igati loogiline, et ta sinna turniirile nüüd saab minna ka. Kas mängijatelt ka küsiti mingit sisendit või? Ei küsitud. Või vähemalt sinult mitte? Ei küsitud. Seekord mitte. Sest eelmine kord oli ju, kui see meestel ja naistel mõlemal oli, et siis ikkagi oli ju kaptenite arvamust midagi küsiti ja käis selle läbi, et mis see vist oli ajal, kui Gert Toobal veel oli kapten, siis mul oleks ka nagu meeles, et Toobal ja Mõnnakmäe olid seal protsessis osalised. Aga ei, see tundub jah igati loogiline valik, et Alar jätkab pärast seda oma teekonda. Ja ma arvan, et see aga kui hea või halb ta on, seda me saame teada järgmise aasta EM-il. Et eks samamoodi on ju Alar kaotab seda, mõnes mõttes ongi see meie kõigi jaoks üks hea mõõdupuu jälle, et kus me oleme oma asjadega, et meie kohta on väga palju erinevaid jutte käinud, aga ma arvan, et tasub keskenduda sellele, mis on ees. Tore on jälle see, et väga palju mängijaid läks välismaale ja ma usun, et kokkuvõttes see mõjub ka koondisele ainult paremini. Nii, aga teeks selgeks ka selle, et mis siis ikkagi koondist järgmisel suvel ootab, et siin on käinud läbi jutud, et Kuldliiga on mingis muutumises või võib-olla on muutumises või tead sa midagi, Andrei? Jaa, ma helistasin peatreeneriga pärast otsuse, et on jätkab, et siis me natukene rääkisime ja ma uurisin samamoodi, et mis see järgmine suvi siis endast kujutab, tegelikult pidi olema, mis meil on siis septembri lõpuks juba selge, et mis liigaga tuleb, et kas tuleb siis lihtsalt Euroopa liiga, kus siis enam ei ole enam kuld ega hõbeliigat, et kõik on ühes potis. Ja. Või siis jätkub see samasugune formaat, aga et ega siin vist ma saan aru, et väga palju enam ei ole võimalik seda edasi lükata, et see järgmine tähtaeg on kohe ukse ees, kus siis juba kinnitatakse ära, kus Alagrupis mängib enam, et selleks hetkeks on kindlasti juba selge, et ma arvan, et see samamoodi selgub siin kahe nädala jooksul, ma arvan. Et novembri keskpaigaks võib-olla. Ja kuskilt ma lugesin, et see on igal juhul kindel, et seda mängitakse. Jah. Et ükskõik, mis formaadis see ka ei oleks siis. Et tuleb veel tihe suvi. Nii, väga, väga hea, et siis tuleb see ettevalmistus EM-iks ka hea ja loodetavasti ka tulemus. No see ongi kõige tähtsam asi üldse koondiste arengus on lõpuks see, et me saaks neid tähtsaid ja suuri mänge rohkem. Või kaaluga mänge. Tugevaid ja olulisi mänge, nii-öelda punktimänge. Jah, et mis on salata, seal on areng ja sealt meeskond kasvab, et seda on näha nii maailmaliiga pealt, kuidas koondised kasvavad ja järsku siis MM-il tehakse tulemus, et võtab kui see Bulgaaria näide, et kindlasti on see koondise arenguks hädavajalik, et neid mänge on. Nii, aga võtame siis ette järgmise rubriigi, lühiuudised, kiirtuli, et siis oleme siin välja valinud neli sündmust, mida ära markeerida. Esiteks siis välisliigades siis esimene karikas käes, Mark Saru krooniti Lissaboni Sportingu ridades Portugali superkarika võitjaks ja finaalis alistati siis linnarivaal Benfica 3-1. Palju õnne, Marks. Me siin enne oma vahel tegime nalja natuke, et Marks oskab võistkondi valida, et igalt poolt midagi jääb näppude vahel ilusti, et väga hästi. Et jah, et ma lisan ka ära, et uurisin, et kas ta platsile sai, et ei saanud statistikat, kahjuks selle mängu kohta ei ole meil õnnestunud saada. Et platsile käinud, aga kindlasti võistkonna osa ja andis oma panuse, et loodetavasti hooaja käigus tal õnnestub seal suuremat rolli saada. No ei ole ju saladus, et tal on ju
poole hooaja peale praegu leping, et ma ise Marksiga viimasel ajal suhend pole, aga õnneks ma olen tal lisaga pea iga nädal või üle päeva kohtunud, et tal lisa jagab igasugused uudised, et Marks, et ma olen kursis küll, et mis toimub, et Marks on tegelikult väga rahul, et väga professionaalne kõik, mis klubi juures toimub, on kuidas öelda, et mängijate eest hoolitsetakse rohkem kui näiteks viimane hooaeg tal Prantsusmaal, et selles mõttes ta on väga rahul, et kus ta praegu on. Ja mina olen ka Marks isaga korra või paar sattunud rääkima, siis ta ütles, et kõige hullem asi tema jaoks on see, et see Instagrami konto, see võistkonna konto on jagatud seal nii mingi saali bändide asjad, et sa pead sealt neid õigeid kohti oskama leida, et näha võrkpalliuudiseid. Ja seal on kõik koos jalka, saali jalka, kõik on koos. Kõik on ühe konto all, jah. Mm-hmm. Aga jällegi suur klubi, mida ikkagi tuntakse ja teatakse. Mm-hmm. Nii, siis järgmine uudis, mis on võib-olla ka kõige suurem, ütleme, pommuudis, et Rainer Vassiljev ei jätka Läti koondise peatreenerina. Et kas see oli midagi, mida me ei osanud näha tulemas? Jah, mina seda küll ei oleks osanud näha tulemas, jah, kui ma nüüd aus olen, et ei ole Raineriga rääkinud ka päris pikalt, et ta ju tegi ka tegelikult oma osa ära, vedas EM-ile. Alagrupp on selline, et kus hea õnnestumise korral, väga hea õnnestumise korral on võimalus ka edasi, miks mitte jõuda. Ja kahju küll, et oleks ja siis tuleb ikkagi selline uudis, et on kahju küll, jah. Aga jäi mulje, et see on siis ikkagi selline kahepoolne otsus, et tekkisid erimeelsused, ütleme nii, et nii palju, kui ma olen aru saanud, et siis oli seal koosseis oli üks asi, milles siis peatreener nägi asja ühtemoodi ja Alaliit natuke teistmoodi. Täpselt neid mängijaid me vist ei tea, keda siis üks tahtis kaasata, teine pigem mitte. Ja seal oli ka ettevalmistus ja kogu see, ütleme, koondise rahastuspool vist on üsna lahtine. Huvitav see koosseisu värk, et miks Alaliit üldse peaks hakkama rääkima, kes koondis on, et natuke hakkab meenutama meie ühte suurt alaliitu siin Eestis, kus vahepeal olid asjad nii, et ei sa eksid, jalgpallis pole kunagi nii olnud. Ei ole, jah. et minu arust, kui Alaliit määrab peatreeneri, siis kogu see koosseis ja vastutus peaks edasi minema juba peatreenerile. On minu arvamus puhtalt. No ma selle nii-öelda üllatusuudise peale kohe kirjutasin ka Rainerile, et mis värk on, et aga mulle ta nagu otseselt koosseisu kohta väga midagi ei maininud, aga peamine küsimus ikkagi oli see rahastuse pool, et siis alaliit, mitte alaliit, vaid riik ei toetanud siis 0 euroga. Et ei saa sellist ettevalmustust teha, nagu oleks plaanides olnud. Aga jällegi just toimunud ju Kossu EM, et ma arvan, et see mõjus Läti riigi majandusele päris hästi lõpuks, et tundub nagu veider, et kuidas siis seda sama nii-öelda raha siis kuidagi ei suudeta kaasata teiste alade peale. See läheb Kossule edasi uuesti. Ja, uuele ringine. Et jah, et see meenutab natuke seda 2009. aastat, kui Eesti esimest korda EM-ile sai ja siis oli ka pöörduti riigi poole, et ettevalmistuseks mingit tuge saada ja mis see lause oli? Et riik, see ei peaks olema riigisport ja see totalitaarsetele riikidele on kombeks selline suur toetamine, ütles Andrus Ansip. Et tervitused Andrus Ansipile ka, tahaks teda ka rohkem võib-olla võrkpallimängudel saalis näha. Et jaa, sellised lood, et kahju, et Raineri Lätit seal ei näe. Ärsku pannakse mõni teine eestlane, miks mitte? Mis variandid meil on? Oliver Lütseps. Meil siin jagub neid treenereid ju, keda saata sinna. Võime Tali saata, kui ta ei saa see linna peaks. Ja Aavo läheb uuel ringile või? Jah. Miks mitte? Ma arvan, et Alar ei taha oma koosseisus muutusi. Ja, seda küll, jah. Aaval on. Et igal ühel on juba rolli teatanud ja kõik teavad, mis... Aga selle peale küsiks, et miks mitte Iselneks? No võt. Läti mees ikkagi. Aga nüüd on huvitav, et kui
et väike ikkagi, nii, et kui meil on see, et kui rahastus on teema, et siis neil tohiks ka ju jube palju raha olla mingi kõrgepalgalise itaallase jaoks, et mingit välisspetsialisti jubedat tuua sisse. Ma arvan, et ju kohalik Vilde jälle või vaevalt, et isegi seal keegi teine. Obrumans. Jah. Ei, see on huvitav, hoiame silma peal, eks ju. Ma saan aru, et tegelikult ju nad on põhimõtteliselt iga, ma ei tea, 1,5 aasta, 2 aasta tagant peatreenerid vahetanud, et oli ju see poolakas Kogol oli vahepeal. Peale avot siis, eks ju. Jah, et tegelikult on ju kõik ikka väga lühikesed sutsakad teinud. Jah. Et nii on. Siis järgmine uudis, lühiuudis. Kender Pariagi U18 MM-il veerandfinaalis ja sealt siis said 1-2 kaotuse. Et kuule, jube palju, Martin, me selle oma saate lühikese ajaloo jooksul oleme nendest tüüpidest rääkinud, et ikka möllavad. See on ju hea märk, et meil on noored poisid, kes on astumas profirada ja juba suudavad siin koduses konkurentsis meestega mängida seal juba viimastel päevadel ja viimases päevas siis, et see on ainult hea märk ja MM-il 5. koht, millest me räägime väga hästi ja kui vähe jäi puudu, et poolfinaali jõuda. Et ütleme, et me võib-olla ülearu palju ei oska nagu kommenteerida mänge, et vastaste mõttes, aga kui nad võidavad alagrupis, eks ju, Brasiilia paari, sealt ei saadeta mingit mahlamütse kohale, eks ju, et see on selge, et seal on ikkagi, see on rannavõrkpalliriik Brasiilia. Šveitsi paari, mis on rannavõrkpalliriik, eks ju, ja Iraani paari, et see alagrupi turniir oli väga võimas. Ja siis 8. finaalis siis võideti ka 2-0 kindlalt Kolumbia paari ja alla jäädi siis lõpuks itaallastele siis 1-2. Tublid poisid, pange edasi samamoodi. Jaa. Ja kus need itaallased lõpetasid? Itaallased ei jõudnud finaali. Et võitjaks tuli siis Norra paar Ringön Kemperud. Et kui ma hääldasin valesti, siis saatke kiri. Niimoodi. Ja selle ploki lõpetuseks ei saa üle ega ümber ka sellisest mehest nagu Andrus Raadik, meie üks lemmik jutuaine, et lõpetas karjääri ära ja ikka nüüd ei saa tsüklist välja, et mängib Soome harrastusliigas. No ma ei tea, kas harrastus, aga regionaalliigas, mis see võistkond oli, VK Meie ja kohe 3-1 mängus 36 punni tagus ära. Tundub, et sidemängi usaldab juba pärast lühikest aega. Et Andrus, kuule, anna ikka teistele ka võimalust. Aga vaatasin, et Andrus oli see nädalavahetus Lätis Pärnu võistkonnaga fännidega kaasas, et tegi nüüd selle triki ka ära, et käis selle pundiga siis koos 2-päevasel või 3-päevasel tripil, et väga äge tegelikult endise kaptenina siis nii-öelda anda tagasi fännidele ka. Et ma saan aru, et ta astus ka nagu fännide... Ta sai auliikmeks lausa. Auliikmeks, jah. Ja see VK Meie, ma enne ei teadnud sellest midagi, aga nüüd tean ja tundub, et väga lahe point, selline regionaalliigat mängib Helsingi lähistel elavaid eestlasi ühendab. Ja seal näiteks on Oliver Taats, kes oli Eesti koondislane veel Aavo Keelega koos ja hiljem Tartu Pereleiva treener, Karl Külaots ja muide ka selline mees nagu Ako Salur, kes minu teada peaks olema umbes 50-aastane või, kui ma nüüd ei eksi, võib-olla veel vanem. Igastahes väga värvikas seltskond ja äge, et selle Eesti asja nagu Eesti ajast jätkuvalt, ma hindasin natuke valesti, 59 juba, eks aeg lendab kiiresti. No 59 aastat võrkpalli mängida, vast kõva ju. Joo. Nii, aga siis jah, et Andrus on kõva, aga lihtsalt võta nüüd rahulikult Andrus, et muidu saad järjele profispordist tagasi, varsti hakkad selle pakkumisi saama, aga ma 40-sid mänge teed selle. Ma arvan, et eks see võib-olla ongi tegelikult ka ühelt poolt tark otsus, et tuleb samm-sammult võtab seda vähemaks. Ja, absoluutselt. muidu võib-olla see
kehale see šokk on suurem, kui järsku ei tee mitte midagi, et kehale ja võib-olla ka vaimule, et sa oled ikkagi harjunud mingis seltskonnas sees olema ja kui korraga tuled ära, oled ainult kodus ja mingi asi on nagu elust puudu, et siis võib-olla on ka nagu natuke järsk see üleminek. Et selline lõbus liiga või noh, ma eeldan, et see ei ole liiga tõsine seal, et vaevalt jah, et kindlasti lihtsalt et emotsiooni saab sealt kätte. Jah. Nii, aga nüüd on meil siis toetaja rubriik Kuulbet esitleb. Kuulbet esitleb. Nii, Martin, mida sa esitled? Kuule, sa ütlesid, et sul ei ole vist seda... ei, mul on. On või? Ma ütlesin, ma koha peal mõtlen kiiresti välja. Ma oleks sulle ise pakkunud, aga mis sul on? Mul on selline vahva asi, et täna oleme sellest rääkinud ka siin juba. Et me teeme nüüd ühe väga pika eripanuse. Mulle meeldib pikad eripanused. Ehk siis... Siis on raha on tükk aega kinni, pole muret, kuhu sa investeerid. Seda hetkel veel te Kuulbeti lehelt ei leia, aga ma luban ta nädala lõpuks üles sinna panna. Ja eripanus tuleb, kas Eesti koondis pääseb alagrupist EM-il edasi või ei pääse ja ma mõtlesin peast koefi ka juba välja. 3,5 koefiga saab alguses seda panna. Ahah. On sul nii palju raha panna, et paned siin pooleks aastaks või rohkem kinni? On sul Märt vaba raha või? No aga vaata asja positiivselt, muidu ma mängin selle raha siin 6 aega maha, aga siis on vähemalt nagu aasta aega kinni. Pikaajaline investeering peaaegu. Põhimõtted. Aga ma ikkagi tuleks oma ideega ka juurde, aga äkki sa teeksid mingi selle koefitsiendi seos valimistega, et võrkpalli need inimesed, kes on seal... Tead, ma vaatan selle peale. Või seda on liiga keeruline teha? Seda on... Sest kandideerid erinevates kohtas muidugi. Aavol on seda ilmselt kõige lihtsam teha, sest ta on samas erakonnas ja samas valimisringkonnas, kus ta on varasemalt ka olnud, et ma seda lubadust praegu välja ei anna, aga ma vaatan, mis teha annab. Ja kui me saame sellega hakkama või kui ma saan sellega hakkama, siis me paneme meie Instagrami selle ülesse. Et siis saladuseks ei jäta? Jah. Nii, aga kuidas läks eelmine kord, et sul oli see protsent? Oli jah. Johan Vahteri servi vastuvõttu protsent, mis oli sul hästi kummalisel kombel, ma nagu tolles saates ei kommenteerinud, aga sul oli mingi, seal oli 45,5, eks ju. 43,5 vist oli see. Oli nagu juuksekarv ka pooleks aetud. Ja lõpuks see sõltub nagu nii sellest statistikust, et kuidas ta kirja paneb neid. No hea, et Lätis ei mänginud seal Taugapilsis. Ma vaatasin selle viimase Pärnu Taugapilsi mängu statistikat, seal oli mõlema võistkonna rünnak oli üle 70. Jah, need mehed ei eksi rünnakul. Igal juhul Johan Vahteri vastuvõtt oli seal 50%, et sai üle. Okei. Aga see ei olnud väga popp. Mida nagu... No ma räägin ära, pane protsenti, et näiteks mitu ässa talle lüüakse, kui ütleme Vahterit panna. No see on konkreetsem asi. Ütleme, mina kui selline igipõline mängu... Kuidas ta konkreetsem on? Väga konkreetne, kas ta saab sellest protsendist parema vastavõttu või ei saa? Kulla mees, kuula nüüd. Mina kui ütleme mängu sõltlane, eks ju. Istun telekas, vaatan, nii, Vahter mängib. Aha, okei, ma saan aru. Sa ise ei arvuta protsenti välja. Löödi üks äss, et kurat, rohkem ära lase, eks ju. Aga see protsent, ma ei tea, mis see on. Sa tahad vastuvõttu vigudelt, et ma teeksin, et mitu vastuvõttu viga ta teeb. Ei, no ma tahaks seda midagi, mida saab jälgida. Näiteks kas punktid, eks ju, et ma saan kellegi punkte, ma saan ise kaasa elada. Liberale ongi raskem sükest asja teha, et ründajatele on seda lihtsam teha, et blokid ja ässad ja värgid. No ongi see lihtsalt see vastuvõtu subjektiivsus on seal statistiku poolt sees, et see jah, et see on nagu jah. Palun vabandust, Märt, ma proovin paremini. Ikka juhtub, tead. Võta ära sealt, pakub ainult raha. Aga mina peaks hakkama oma konsultatsioonidest ka midagi saama. Ma teen selle Kuulbetile arve. Said särgi ju? Särgi sain, jah. No näed. Nii, oli sul midagi lisada ei olnud? Kuulbet esitleb rubriik. Sai läbi nüüd sellega? No sai läbi, et tuleb siis eripanus, kas Eesti pääseb EM-il alagrupist edasi või ei pääse. 3,5. 3,5, sellega alustame ja siis vaatame, kuhu me välja jõuame aasta jooksul. Kõik uudised asjad hakkavad seda mõjutama. Kui leian rahastajad, siis tulen kaasa. Palju paned siis? Ma ei tea, vaatame. Oota, kas saab panna ka, et ei saa edasi? No ikka saab. Aga mis see koef siis on? Oota, ma kohe ütlen sulle. 1,28. No kurat, ikka saab ju. Nii, seda võib siin arutada veel aasta otsa, aga läheme siis
kohaliku liiga juurde, Helme Messer meistriliiga, ma Robinal ütlesin, ei tulnud hästi välja. Ja meil on sõnastatud siin küsimus, et mida muudab Aganitsa tulek ja Albert Hurda minek, sest Albert Hurt lahkus siis ära Tartu Bigbankist ootamatult välismaale. Kas me teame ka kuhu? Mina tean. Meie ka vist tegelikult teame, aga mina ei tea. Ärme siis ütle, jah. Ärme ütle klubi välja, aga ütleme, et ta läheb välisliigasse ühe teise eestlase juurde. Jah, täpselt. Nii võib vist öelda. Aga Martin, mis sina arvad, sina kui ütleme analüüsik? See, mis see muudab või? Esiteks see muudab seda, et Tartu peab hakkama omal mängijat juurde otsima, minul on selline tunne vähemalt. Aga öeldi, et ei hakata Ma tean, et öeldi, aga küll nad varsti ka aru saavad, et ilmselt on vaja ikkagi hakata. Sest et nüüd ütleme see võimalus, et juhkamid kogu aeg diagonaalis kasutada, kui seal Williamsi lapu seis on, et see kaob ära, sest siis juba kaob nurgapositsioon läheb apumaks, et mina leian, et neil on igal juhul vaja, vahet ei ole, kas ühte nurka või ühte diagonaali normaalselt juurde veel, sest et muidu ma arvan, et muidu jääb õhukeseks lihtsalt see koosseis, aga mida muudab Aganitsa tulek? Noh, kui Selver Taltek hakkab põhikoosseisus mängima, kus on Aganits ja Varblane tempos, Kusti tõstab. Kustile meeldib keskele kanda. Kustile meeldib igale poole tunda. Pange valmis, ega siin Selver Taltek hakkab veel kõige kirkamate medalite eest mängima hooaja lõpus arvamine. Aha. No, kui nad terved püsivad. Ma nüüd ütlen oma arvamuse. Jah. Ma arvan, et see on väga hea, et Albert läks, et ma arvan, et praegu ikkagi tema kindlasti peab koondise kui enda karjääri mõistes ikkagi välismaal olema, et tegelikult ei ole ju seal liiga palju olnud, et seda kogemust ja seda on väärt, et loodame, et läheb kõik hästi tal seal. Ja ma arvan, et tegelikult Tartu puhul, kui neil on ikkagi olemas Juhkami, Kaibalt, Meius, kes on ikkagi Rasmus ongi väga tubli poiss, aga kui me nüüd hakkame rääkima medalimängudest ja sellistest asjadest, siis Rasmus ei ole väga-väga pikalt põhikoosseisus saanud nagu mänguaega, et kindlasti ta nüüd hakkab saama seda rohkem ilmselt. Aga no ütleme nii, et kui me võrdleme teiste Eesti võistkondadega, kus siis Pärnus on siis Täht, Uuskari, Lepik, neljas ma natuke praegu jään võlgu, kes seal on meil noored poisid juba, isegi mina ei tea neid nimepidi. Et ja kui meil on Võrus Parruses on Wilson, Kollo, Kahu ja Selveris on Kais, Rones ja Põldmaa, et tegelikult ma arvan, et Tartul on päris viisakas ei, on küll viisakas, nurgaseltskond. Aga minu mõte on just see, et kui me võtame kõikide diagonaalründajaid, siis nende põhidiagonaal jääb teiste võistkondade põhidiagonaalidele alla. Ja kui sealt hakkab ära kukkuma, siis nad peavad hakkama juba vangerdama ühte nurgameest Diagosse ja siis nagu jääb. Ma mõtlesin nagu sammu ette sellest. No, jah, eks aga see on kõikidel mingil määral sama. Ma arvan, et kõikidel võistkondadel on see sama probleem, et kui Pärnus juhtub võib-olla sellel peale halb päev olema, et siis on see Uuskari variant, aga samamoodi see võtab ühe käigu kohe ära. Seda küll, jah. Et ma arvan, et tegelikult on see üsna võrdne see seis, et jah, ma arvan, et ja põnev tuleb see hooaeg, ma arvan. Et Martin vist mõtles seda, et Tartu kaotas oma selle eelise, et nüüd ongi nagu üsna võrdne seis, nagu sa ütlesid, et võrdne ja ette arvamatu. Võrdsem, jah. Aga ma arvan, et nad saavad hakkama ja võib-olla kui on vaja, siis miks mitte, et lähevad, võtavad selle krediitkaardiga seina seest raha jälle ja Bigbanki kaardile. No, võib-olla see fond ikkagi jäi alles nüüd sinna, et Albert ei võtnud kaasa seda. Kuule, aga mis toimub, et siin Selver Taltek on oma nimekirja lisanud ka siin vanasi korüfeesid, et Deniss Losnikovi ja siis Oliver Orava.
et oskad kommenteerida, et kas nad on ainult hirmutamiseks registreeritud või hakkavad trenni ka tegema? See on mulle täiesti esmakordne informatsioon. Ja Maia Volles tõesti olid need 2 meest ka lisatud juurde. No ma tean, et Losnikov on käinud trennis aitamas, kui seal on keegi puudunud, et võib-olla, aga ma arvan, et nii palju, kui ma Denissiga olen rääkinud, siis ta on väga rahul oma uues rollis. Ja mina tahaks Denissi kiita ka, et kõik, mis ta siiani teinud on, ka kommentaatorite otsimisel mees alustas juba 6 aega enne hooaja algust, võttis nii minu kui Taavi Nõmmistuga ühendust ja nii edasi, et tahab ilusti, et kõik mängud oleks kaetud. Et ta teeb seda asja, tundub mulle ka südamega ja tõesti tahaks kiita. Jah, et ma arvan, ta on tubli ja ta on selles mõttes hea orgunni, et kindlasti on tal ambitsioonis palju. Aga jah, et lihtsalt, et kui Oliver Orav siin viimati mängis, siis see oli minu TalTechi esimene aasta, ehk siis 3 aastat tagasi. Nii palju tõesti on? Mul tuleb 4. aasta juba, jah. No igal juhul ta ikka lõpetas, mina ütleks, et kohaliku liigas nurgaründaja number 1, et ja ta oli ikkagi üks pea arhitekti, kes selle finaalseeria ära siis tagus. Ma mäletan, tol aastal oli meil ikkagi see Võruga poolfinaalseeria oli väga intensiivne, et seal võib-olla see Oliver ei säranud nii eredalt veel, kui ta seal finaalis, aga finaalis oli ta kindlasti peapõhjuseid. Nii, aga liigast ja mängudest, et mõned voorud siin on peetud ja üllatus, ainus kaotuseta võistkond on Chevrolet. Eile siis mis või toimub, üleeile võideti 3-2. Kas Leedu on võtnud üle, ütleme, trooni? Eesti polegi enam number 1 Baltikumis või? Ma ei teagi, kas seda on, eks seda on varem juhtunud, et võib-olla peale 2 vooru ei ole see Eesti. Arvad, see veel lõplik tõde pole? No Chevrolet on juba 3 mängu mängitud. Ja mitte nagu ja nad on võitnud 3 korda Eesti klubis, et ütleme Audente, see on ootuspärane, aga on võidetud ka siis Selver TalTechi, tolles mängus ei olnud Kusti Nõlvakut ja Kaur-Erikut ei olnud, aga nüüd see eilne mäng siis üleeilne ja täna on teisipäev, et see oli igati aus mäng, Võruga mängiti väljas ja 3-2 võit ja ma nagu vaatasin seda mängu natuke ja vaatasin ka tegelikult statistikat ja mul tekkis küsimus, et kui sul see diagonaal toob 35 punni ja taob seal, ma ei tea, 60% ära, et kuidas üldse võimalik mäng kaotada? Renatos siis jutt. Ja Wilsonil oli vist sellised... Mitte nii hea päev. Vaatagi, mis see numbrid täpselt olid, aga... Plus-miinus oli vist -2 oli. Aga Võrul 2 pikka mängu. 2 game'ist oli seal, jah. Et oligi, mängisid laupäeval Riias. 5 game'i tulid 0-2 välja ja siis järgmine päev andsid ise 2-0 edu ära või? Bussiga veel. Jah, 2-0 edu andsid ära, jah. Et praegu üllatab natukene, ma ütlen ausalt, minu jaoks oli see tulemas üllatus sellel nädala vahetuselt, et... Ja igal juhul oli see üllatus ja... Ma arvan, et samamoodi see TalTechis see mäng, et see oli lihtsalt, ma tahaks ikkagi väita, et TalTech mängis päris kehvasti too päeva, et ei õnnestunud seal, võib-olla see esimene mäng oli veel liiga, no ühesõnaga toodi ikka konkreetselt maa peale tagasi, et jah, seal on mitmeid põhjuseid, aga ikkagi, et ma arvan, et pigem TalTech tegi kehva esituse seal, kui see, et Chevrolet on väga hea. Aga arvestatav võistkond Chevrolet kindlasti on. Ja ma eelmises saates ju tegelikult ütlesin ka, et ma arvan, et Chevrolet on seal Läti klubidest eespool isegi natukene või seal Riiaga üsna sarnasel. No seal oli ju tegelikult kogemust seal võistkonnas on, et just see... Vincelovits on ja siis Sloomin sidemängijana ja... Mis Eikis... seal ikka jagub, jah. Et vanad olijad sellest Amber Wallest on seal... Pool võistkond, kui mitte rohkem. Põhimõtteliselt küll, jah.
et igal juhul väga head leedulased on tulnud nii korralikult liigasse sisse ja ei oleks kindlasti ka mitte halb, kui nad saaksid Final Fouri, eks, et oleks seal võimalikult palju riike esindatud. No me võime tahta seal kõik Eesti klubisi näha, aga teisest küljest oleks hea, kui teised oleks ka piisavalt tugevalt pildis. Et mis siis veel mängudest rääkida, et siin oli üks väga tuline mäng, oli Tartu sai siis, kuidas siis oli, et siin üks meediaväljaanne sõnastas pealkirja, et kas suudavad häbi maha pesta, häbi tekkis siis Selverile kaotusest, ma saan aru, ja ma ei tea, et 3-2 võideti Pärnut, et Martin, kas sinu silmis Tartu pesi häbi maha? No, mis häbidest või asjadest me siin räägime, et no, kahjuks Martit ei ole, me saaks küsida, kui häbi tal oli. Kui häbi tal oli, jah. Eks natuke ikka võib-olla oli 0-3 see, et käis au pihta. No kindlasti käis, jah. Aga jah, kas just nüüd päris häbiks seda, noh, jah. Aga kas see maha pesti Tartu-Pärnu, 2 üsna võrdset võistkonda, mängisid 5 geimi. Ja mäng lõppes liiga vara ju, ei olnud. Vassiljev ka ütles, et see viimane löök oli ju kätest. Isegi vist Alar Rikberg ütles mingis selles, et läks sealt vist mängija kätest, jah. Aga seal tekkis siis see probleem, et meil ei ole seda varri võimekust. Blokipuute võimekust ei ole meie koduses liigas, jah. Aga lihtsalt minu jaoks on ikkagi see joontevärk on ka nagu, kui on ikkagi palli jagu sees või meeter sees, siis on kasu, aga need kaadrid on ikkagi liiga harvad, et selles samas mängus Tartu-Pärnu mängus oli ju päris palju neid olukordi, kus see blokipuude oli ka võetud, ma ei tea, tagumise tribüüni otsast oli sisse zoomitud ja see pilt oli pigem ikkagi pikslid ainult, et seal ei olnud nagu väga hästi näha, et tegelikult on selline poolik lahendus, et ma ei tea. Jah, praegu ta nii meil on, et need kaamerad ei ole nii võimeka, kui me maailmameistrivõistlustel nägime, et ja mina olen ka olnud kogu aeg selle piirikohtunike pooldaja, aga tegelikult tuleb välja, et ega meil ei ole väga piirikohtunikke, keda sinna piirile panna ja pahatihti, kui me hakkame panema sinna, noh, see ei ole võib-olla hea sõna, aga igasuguseid suvalisi lihtsalt, ütleme, linna pealt võttes, siis see teeb peakohtuniku elu veel raskemaks lihtsalt, et neid parandama hakata seal. Ja sellepärast need asjalood nii on, et jah, loodan ja usun, et eks see aastatega läheb paremaks. Praegu jah, tõesti need kaadrite arvud on lihtsalt nii väiksed, et see võib vahel sattuda sinna, kus täpselt on see paus, kus see pall hüppab, et siis on raske. Et jah, lihtsalt ütlen selle Pärnu ja Tartu mängu juurde veel, et seal Juhkami jäi sealt eemale ja siis Hurt, nüüdseks juba Tartust lahkunud mees, tõi siis 21 punkti Tartu võitu siis võidule panustas ja lahkumiskingitus, jah. Aga ma arvan, et Tartu selles mõttes oleks sealt jäänud ka punktid, et ta oleks päris raske seis juba kindlasti neile eesmärk põhiturniir võita. Ja igal juhul, jah. Selles suhtes oli see ikkagi väga oluline mäng juba. Ja teiselt poolt siis Kuuba poiss Pita näitas, et tema oskab ka seda pallide mahalöömist ja 25 punkti, rünnak 55%. Et Martin, kuidas sa hindad, et peale mängu minult küsiti, et kas ta meenutab siis Šobat, siis brasiilasest diagonaalründaja, kes Pärnul oli ja kes siis tassis ta 1 aasta siin meistriks, et kas meenutab mingist otsast? Ma ei oska ta niimoodi, Šižoba oli nii ammu siin, ma ei mäletagi enam. No mina pole kumbagi veel laivis näinud, aga videopildi pealt tundub küll, et see praegune Pita hüppab rohkem. Kõrgemale, jah. No ta on lühem ka, peabki hüppama. Okay. Et võib-olla võimu on sellel Piidler rohkem, aga ma tahaks arvata, et äkki Šižobal oli rünnaku suundi ja neid pisut rohkem. No, nüüd kindlasti. Jah, nüüd juba kindlasti, jah. Nüüd ju Šižoba on Brasiilia koondises 3. või teine 3. Jah. No vaatame, laseme tal natuke ära mängida, siis saame midagi... Aga seda panin küll tähele, et serviga Pita, et seal on 2 varianti äss või viga põhimõtteliselt, et paar kuuli läks ikka konkreetselt seinana teisele poole. No, neid mehin varemgi on. Ja täpselt nii. Nii, oleme nüüd vahepealsel ajal näinud ka siis meie
järelkasvuvõistkond Audentes Solarstone'i, nad on siis pidanud kas 3 mängu? 2 mängu, homme on Parrusega, Tartuga. Jah, et liigas on eks ju 2 mängu, Parrusega 0-3 ja siis Šiauliaiga samamoodi 0-3. Aga karikas nad võitsid Rakvere esiliiga võistkonda 3-0. Jah, karikas nad said oma võidurõõmu kätte. Et nende mängude põhjal, et kas me natuke siin hooajaeelsetes juttudes olime liiga optimistlikud, et ei, ma ei arva, nad on... Ma ikka meenutan, et siin üks sinu kaaskommentaator rääkis juba 5 võidust, mis nad võiksid saada. 5 on võib-olla palju jah, aga eks nad lähevad ka, nad on kindlasti see võistkond, kes areneb kõige rohkem hooaja jooksul, et ja tegelikult leedukate vastu nad olid ju 1,5 game'i täitsa mängus, teises game'is või 2 game isegi mängus, teises game'is neil oli isegi variant see game ära ammustada, seal olid ees 20. punktide juures, aga siis ikkagi lõi see noorus natukene jalaga ja seal kogemustega leedukad võtsid selle game ära ja seal on samamoodi, et kui see lagunemine tuleb, siis ta tuleb ikkagi konkreetne, et 3. game'is ei saadud enam millegiga hakkama, aga nad mängivad hetkel ilma oma põhidiagonaalründaja Timuskita, kuigi noormees Soome, kes teda asendab, jättis mulle päris asjaliku mulje, päris tubli poiss oli. Et tundub, et hakkab meile vaikselt diagonaali järelkasvu tulema järjest. Kas Soome on tegelikult, ma arvan, isegi nurgaründaja? Jah, muidu paberite järgi on nurgaründaja, aga ta mängis nüüd Timuski vigastuse korral, on ta mänginud nüüd diagonaali. Ja Timuskil vist oli läinud hüpekas päris tugevalt ka, et ilmselt see vigastuspaus on päris pikk. Ja ma Laurise käest küsisin ka, ta ütles, et kaardetust natukene on parem, et ta ikkagi äkki juba siin 3-4 nädala pärast juba saab. Ja minu arust oli veel nendes Šiauliai mängus oli kas mõlemas mängus oli nurgaründajatest oli ka keegi puudu või? Ei, Juus mängis igal juhul ja seal mängisid veel Patrik Saimre ja kes seal veel oli. Et selles mõttes nad ju alustasid Võru vastu ka väga bravuurikas. Ma nagu täpsustaks, et seal eelkõige alustas Võru väga halvasti. Et see Võru-poolne esitus esimest game'is oli ikkagi, vähemalt see esimene pool oli ikka täiesti kohutav, viga vea otsas. Ma nägin ainult skoori, aga lihtsalt tundub, et siis Võrul on praegu otsivad oma mängu veel. Et kui... Ei ilmselt, ma kujutan ette, et sellisel võistkonnal sul tulebki tasemelt natuke nõrgem võistkond, noored poisid, ja siis tekib ka mingi kohmetus või ma ei tea, et sedasi nagu Tartul oli Selveri vastu või? Ma ei usu, see on samamoodi Võrul esimene kodumäng. Võib-olla jah, võib-olla. Mis motivatsiooniga puuduses sa räägid, kui sa mängid esimest kodumängu, ma arvan, et seal oleks... Igatahes nad nagu langesid nende tasemele nagu selles suhtes. See on paratamatus. See on mängijana ongi, et see midagi ei ole teha, see võtab sind ja sa lähed sinna samasse tasemesse. Aga noorte puhul, mis mulle silma jäi, et kus nad kõige rohkem praegu tõesti nagu hädas on nurgaründad, et tempodega saavad täitsa hästi hakkama seal Mart Vahter ja siis minu jaoks täiesti uus nimi, keda esimest korda kuulsin, ma käisin kommenteerimas, siis ma vaatasin ka, et ma kohe pidin hakkama nimesi õppima üle pika aja Eesti võrkpallis. Et Alex Antsi jättis ka mulle väga hea mulje, ja siis sidemängija kasutas ka neid ikkagi kui vastuvõtt oli olemas päris korralikult ja nemad jätsid küll hea mulje, aga jah, kust on vaja juurde just nimelt see Mati Juus, ma arvan, tema ebaõnnestus täielikult see mäng, mida mina kommenteerisin ja ta peaks olema neist kogenum, ta on ise vist lõpetanud Audentesi juba ja eelmine hooaeg ju sai terve hooaja Pärnu meestega seal trenni teha, et kui sealt ka juurde hakkaks tulema, siis ma usun, et nad võivad seal Jekapilsiga ja Taugapilsiga pusida küll. Ma arvan, et lõpuks võib-olla ei peagi liigselt, spordist tulemus maksab, aga nende puhul on ikkagi see, et see samamoodi igat mängu, iga nädal see treeningprotsess ja järelduste tegemine, et kus neid samme edasi teha, et kindlasti on see õppimisaasta neile paljudele, et saavad oma väärt kogemuse, et lõpuks on ju neil ainult võimalik õnnestuda, et ebaõnnestuda suust neil on sellest ainult võita põhimõtteliselt, jah. Jah, et homme siis kolmapäeval, kui see saade üles läheb, on neil Tartus mäng Tartuga.
et see midagi lihtsalt ei tohiks olla, aga 19 on SRSeeme kodus ja 1. november on siis Jekapils kodus, et seal võiks vähemalt mõne game'i hakatuseks juba napsata. No Jekapils tundub hetkel mulle ikkagi konkreetselt kõige nõrgem võistkond seal lätlastest, et võtsid omal selle Kaptulinsi küll, aga Kaptulinsi ümber ei jäänud ühtegi mängumeest enam, et nad on seal igasuguseid vangerdusi teinud, küll see Stolks, kes oli temporündaja, see on nurka pandud nüüd ja peab vastu seal korralikult võtma ja no on hädas ikka. Krakops, kes oli vist teine side neil muidu, on nüüd liberoks pandud, no seal on vangerdusi igasuguseid, et nad on täitsa hädas, jah. Aga Pärnu vastu oli 3-0, aga mingi game oli 20 täis või? Jaa, esimene game said vastu, jah. Et jah, et Eesti klubid siis kõik on oma nätakad kätte saanud, Tartu sai siis Selverilt, Selver sai siis Šiauliailt ja Pärnu sai siis Tartult ja Võru Šiauliailt. Võru nüüd läheb edasi, käis siis Lätis Leedus mängimas ja otseselt Poola edasi, Suvalkis on turniirile, et kuidas tundub, kas on julge samm, et võistlushooajal võtta selline sõprusturniir ette, mis sa, Andri, arvad, on see tavapärane? Ma arvan, et see ei ole tavapärane, aga kui väga hästi on isegi see logistiliselt neil paika loksunud või see on loksutatud niimoodi paika, et saavad sealt Šiauliaist ei ole, ma arvan, palju enam edasi sõita ja on Suvalkis kohal. Aga kui vaadata seda, et küsida, et kas on vajalik või kas seda teha või mitte, siis igal juhul tasub mängida, kui sulle pakutakse selline võimalus mängida Poola pluss liiga võistkonda vastu, siis nagu kui võtame Tartu ja Pärnu eurosarja loosi, siis nemad ju ilmselgelt ootasid ka mingid teise ligi klubi vastu, aga said hoopis oma vahel, et see ma arvan, et see on hea proovikivi neile ja tegelikult Oliver Lüütsepp helistas mulle, et kas ma oleks huvitatud nendega kas või sellele turniirile tulema, et tegelikult neil on hetkel 2 temporündet ainult, et selles mõttes pakkus seda võimalust. Aga ma olin selles hetkeks juba käsili kaelas juba. Võib-olla oleksid mõne Poola klubil hoopis silma jäänud. Sellel Suvalkil läks ühel tempol läks seal Ahiljuse kõõlus, nii et oleks bussiga sinna saanud ja oleks seal sind maha jäetud. Jah, Võru oleks kohale ravinud. Aga tegelikult mina jäin ka alguses mõtlema, et kui hea siis on, et niimoodi keset hooaja eelma ja ideaalne. Aga siis ma hakkasin vaatama nende mängugraafikut. Ja neil on tõesti seal mingi 2-nädalane paus kohalikus liigas. Ja tõesti see, et Läti, Leedu, nad on juba Leedus, neil on lühem maa sinna sõita kui koju tagasi, et siis lõppkokkuvõttes ma leian ka, et see on igal juhul hea võimalus. Samamoodi kellegil noortel mängijatel silma jääda või et kui neil oleks nüüd see nädal ka mäng, ütleme koduses liigas, siis ma arvan, et seda ei oleks saanud teha. No teevadki seal sellise nädalase nii-öelda laagrid, kasvatavad kambavaimu ja arvan, et see on loogiline. Et eriti veel praegu, et olgem ausad, et tähtsamad mängud on alles ees, et miks mitte seda kogemust kuidagi leida ja kasutada ära hoopis hiljem. Et igal juhul me saame ühe võrdlusmomendi taas, et kus siis see Eesti võrkpall paikneb, et kui nad nüüd siin viimases 2 mängus 5 game'i pidid platsil olema lätlaste ja leedukatega, et siis vaatame, kui hästi Poola klubidele vastu saavad. No see on ilmselge praegu, et kuidagi nad hetkel veel võib-olla oma mängu väga hästi käima ei ole saanud, aga no neil ikkagi, ma arvan, rünnakuvõimu jagub, et tegelikult Santos ja Wilson ja Leo ja Kollo ka, et kui Kahuga veel sealt tuleb, et tegelikult seal on seal materjali on kellega teha, jah. Nii, aga siis veel üks täitsa tore number, mis ma siin kokku arvutasin, 539,5. Et see on selline mõõdik,
Mis mõõdik see on? Ta põhimõtteliselt oleks Eesti kodumängud, ainult et sealt on puudu Audentes, neil lihtsalt statistikas ei olnud puuliku hulka, ilmselt see tooks seda keskmist kõvasti alla, aga siiski korralik number siin, mis on siis Võrul, Selveril, Tartul 1 kodumäng ja Selveril 2 on olnud, et selle 4 mängu siis keskmine. Et täitsa korralik number. No Selveri esimene kodumäng Tartu vastu, see oli küll vägev, et nagu ma ütlesin, et ma pidin täitsa järjekorras seal seisma pärast, kui tahtsin tuppa tagasi saada, et uksest välja. Teine mäng, mida ma käisin ka kommenteerimas Tšaulai vastu, siis seal enam nii palju ei olnud, aga ka täitsa viisakas ikkagi, et võrreldes eelmise hooajaga, kus ikkagi väga palju oli täitsa tühja maja ees, siis väga hästi. Täitsa tühi ei olnud, aga selles mõttes see esimene mäng meenutas ikkagi Selver Tartu siis, et see meenutas ikkagi sellist kuidas öelda, mingite aastate finaalide mängu. Playoff vibe juba natuke. Playoffi jah, ja kindlasti tuleb ära märkida, et need Denissilt hea töö, et leidis ja kogu selle klubi poolt, et leidsid need Julius ja Jüngrid leidsid tee saali, et kui ma seal kooli peal ka ringi käisin, siis ilusti reklaam ja pallid rippusid, et selles mõttes äge, et tundub, et ikkagi kui seda teha kutsumist, siis see toimib. Igal juhul. Nii, lõpetame sellega siis liigajutud praeguseks, jah? Ja siis järgmine rubriik, Martin juba teab, mis tuleb, Martin ja naised. Ja Martin siis räägib meil natuke naiste võrkpallist. Naistel on ka ju Balti liiga meil alanud, et üks on selge minu jaoks, Rae võidab sellel aastal. See on juba selge? Minu jaoks on see selge, jah, nii et panin pinged peale Raele, et väga erinevalt on seal mängitud neid mänge, et väga palju ei oska veel kaasa rääkida ja ma ei ole kõikide võistkondade mänge veel näinud, et koha peal olen muideks ühte naiste mängu käinud juba vaatamas, kas te oskate arvata, mis mäng see võis olla? Ma arvan, et see oli esiliiga hoopis. Ei olnud. See oli noortekoondis, mängis Leedu U18-ga, et pärast seda Audentese meeste mängu siis oli seal õhtul see mäng ka, siis ma natuke jäin seda ka vaatama, et vaatan üle, mis meie need noored on. Tegelikult need Leedu U18, need jätsid täitsa toreda mulje, meie tüdrukud on hetkel veel neist, ütleme, mõne aasta vanemad ja selle pealt, võtsid nad selle võidu ära ka. Aga kui nüüd materjali puhtalt vaadata, siis ma arvan, et nendest Leedu tüdrukutest võib seal päris asja saada, et üks tüdruk oli vist 2012 või 2013 sünniaastaga ja 180 centimeetrit pikk juba, et päris vägev oli ja Tartu mulle tundub sellel aastal on natukene paremini valmis, aga ootame. Nüüd uus Leedu võistkond, kes tuli, et mina ka uurisin natuke enne hooaja algust, et mida arvatakse neist ja neist arvati rohkemat, kui nüüd esimesed 2 mängu näidanud on, et pole veel game'igi kätte saanud. Et ei oska veel päris täpselt öelda, et ma korra vaatasin, panin hästi korraks striimi tööle, kui mängisid RSU ja see Leedu uus võistkond. Endale kõlab ka see imelikult, et paned striimi käima, vaatanud Leedu ja Läti klubide mängu. Aga korra vaatasin ja seal ikkagi RSU üsna kindlalt, et leedukad olid game'i esimeses pooles mängus, aga edasi mitte. RSU-l on puudu nüüd sellest hooajast nende kaks õdest Truukat, et mina arvasin, et nendel läheb raskeks sellel hooajal, aga praegu nad on ka 2 võtnud ja on hästi. Hetkel on tabeliliider küll Kaunas, aga nendel on 2 mängu rohkem peetud kui Rael, et Rae võitis 3-0, kahjuks seda mängu ma ei näinud, tahtsin väga näha, aga ei olnud võimalus. 3-0 Kaunast võitis ja see minu jaoks näitas juba suhteliselt ära, et Rae on sellel aastal teistest üle Julia Mõnnakmäe tulekuga ja seal seda võimu ja kõike jagub nii palju, et millest ma tahtsin rääkida naiste võrkpallis on see, et mul on kahju, et Tallinna Ülikool ei mängi Balti liigat. Nii? Tallinna Ülikoolis on sellised täiendused, et
Katriin Põld on temporündajana läinud sinna, siis on sidemängija Melissa Varlõgina praeguse nimega vist Sokolov, et on vist abiellunud suvel, tundub. On seal sidemängija, siis Tartust Ave Kuusk on tulnud eelmisel hooaja diagonaalründaja sinna. Ja kellegi ma unustan veel, Raili Hunt ka eelmise aasta, siis siuke jokker, kes TalTechil aitas võita. Et Tallinna Ülikool on väga ägeda satsi kokku saanud ja nüüd on minu küsimus, et miks nad Balti liigas ei mängi? Jah, kui vaadata, et leedukad panustavad isegi U18 tüdrukutesse, et ma ei tea, on see siis Audentese põhjal nagu sarnane või... Täitsa koondis nagu? Täitsa koondis, jah, ma sain nii aru. Elavadki, treenivad koos kogu aeg. Tundub nii, jah, et ilmselt siis ongi midagi sarnast nagu Audentes. Okay. Aga see tundub, et Eesti klubid vist mängivad leedukatega niimoodi, et 3 päeva järjest või? Kas 2 või 3, jah? Ma ei ole nüüd seda... Viimase nädala vahetusel ma midagi kuulsin. Tundub loogiline, et kui sinna juba minnakse, siis tehke järjest ära. Järgmine nädala vahetus või millalgi lähiajal minu arust Rae läheb? Nii, kohe vaatame. Ei, siin ikkagi ei ole päris järjest. See. Rael teeb, Lätis teeb 2 ja siis läheb novembris ei ole ikkagi jah, päris nii. Kui ei ole muudetud seda kalendrit, et praegu vaatan, et nii ei ole. Aga jah, see jäi küll mulle silma, et Tallinna Ülikool on päris ägeda satsi saanud, et siin saanud päris head lisakoondisest, TalTechist ja Tartust, et tegelikult oleks tahtnud näha neid ka Balti liigas. No kindlasti jah, et siin võistkond on. Ja siin rubriigis võib rääkida vast ka eestlastest välismaal, et Türgis siis Kadi Kullergan Bestikas võitis, et eelkõige just, et mis rollis nad on, mind huvitab see, et ta käis platsil, aga episoodiliselt ja skoori ei avanud. Marili Lass siis liigabloki eest võidumängus 3-1 tõi 10 punkti. Tema on olnud kogu aeg põhikoosseisus seal minu teada. Ehk et kannab olulist rolli. Ja siis Slovakkias Mirjam Karoline Kask tõi siin 3-2 võidumängus 6 punkti pluss 1 ja siis Kateriina Sissetti siis 1 punkt osalise mänguajaga, et sellised lood. Ja kõvasti saab muidugi tööd Karmel Vares USAs, et ja korralikud punktid ka, et 13 ja 24 on toonud seal oma võistkonna eest. Mõlemad siis 2-3 kaotused, mis nad siin 2 voorus said. Et nii palju veel tähelepanekuid ja mis veel naistest? Viljandi tüdrukud võitsid karika ära. Ja ma käisin Haudasustamas. Ja seal läks viimane voor venis seal päris pikaks nii poistel kui tüdrukutel, et tegelikult Viljandi ja mis lõpuks oli seal niimoodi, et 4 võistkonnal oli vist 10 punkti. Seal läks ikkagi päris tihedaks punktide ja geimide lugemiseks, et Viljandi võitis. Selver oli teine ja 3. oli Rae. Tats, SK Tats. Et käis kõva andmine. Nii, aga võtame naiste teemale alla. Kui juba rohkem mänge on mängitud ja siis saab oma silmaga ka näinud kõiki võistkondi, siis juba oskab rohkem rääkida, jah. Ja võtame ette siis paar arutlusteemat, mis meil on siin eraldi välja toodud, et siin on siis seekord 2 teemat, üks on selline tõsisem ja teine on lõbusam ja see tõsisem kaasus on siis Valentin Kordase kaasus. Et polegi siin muud uurimisküsimust püstitanud, et lihtsalt, et mis mõtteid see teist tekitab, et meie koondise tegev võrkpallur, noor, terve, tugev, ma eeldan ka väga tervislikult elav inimene, siis saab ühel päeval teate, et tal on siis põhimõtteliselt siis, ma saan aru, kõrivähk. Et selline pommuudis siis, nagu ta ise ütles, tal oli ikkagi korralik šokk, oli see, kui ta kõigelt sai teada. Ja, et ma kuulsin ka seda varem ja kui kohe
esimene info minuni jõudis, siis ma kohe kirjutasin talle ja uurisin, kuidas tal läheb, et muidugi välk selgest taevast, et muidugi suurepärane, et sellele siis juba et see leiti ja juba tegeletakse seda, et ma kindlasti soovin talle kõike paremat ja et see ikkagi saaks seljatatud, et ei ole muidugi lihtne ega meeldiv uudis, aga ta on õnneks väga positiivne ja energiline ja võitleja, et kui ma usun, et ta saab sellega hakkama ja hoian talle siiralt pöialt. Jah, sellised asjad tulevad nagu välk selgest taevast kahjuks. Ja ega siin muud ei olegi, et ma usun ka, et on väga kõva võitleja hingega, ka väljakul on ta seda näidanud, et küll ta sellele vastu paneb ja teda veel võrkpalliväljakutel kindlasti näeme. Ja kindlasti tahaks kiita siis Tartu klubi ja kes on siis aidanud tal mõelda, mis edasi saab ja on kaasanud ta oma klubi tegemiste juurde naiste siis treenerina, naiste siis teise treenerina, kuidas teda nimetada, igastahes seal ta toimetab ja leiab endale rakendust, et päris sportlasena ta harjutada kindlasti mingi aeg ei saa, aga tegutsemist kindlasti on vaja sellisel perioodil. Ja ma arvan, et see ongi põhimine, et ei oleks ainult oma mõtetega seal 4 seina vahel, et saab vaheldust ja saab keskkonda, kus ta on harjunud tegelikult ikkagi spordisaalis käima, et ma arvan, et see on kehale ja vaimule ikkagi pigem positiivne. Et ei kujuta ette, et sellest haigusest nagu täpselt midagi rääkida. Huvitaval kombel seoses ühe raamatuga ma täpselt seda sama nagu probleemistikku ühe tegelase puhul kirjeldan ja temal küll siis suhteliselt lihtsalt läks sest läbi, et ma arvan ka, et kui piisavalt noorena see avastatakse, et siis loodetavasti on see pigem selline ehmatus ja siis võib-olla juba suve poole siis näeme teda juba midagi tegemas, ma ei tea. No ma ikkagi minu arust on lihtsalt peamine see, et oma tervis ja kõik elu ikkagi käiks edasi ja see on nagu põhiline, et ma teised asjad on hetkel, ma arvan, teisejärgulised. Aga kas see, ütleme, see kaasus nagu ikkagi veel korra näitab, et see sportlane on nagu hästi, ma ei tea, nagu ikkagi haavatav või et sa teed ja siis ühel päeval saad mingi uudise ja sa oled ju panustanud ikkagi ühele asjale nii palju. Et no eks ongi, on see hetkel selline väga selline, kuidas öelda, delikaatne teema lõpuks ikkagi, et või siis on see teiselt poolt mingi tavaline sportlane, kes siis aastaid ikkagi panustab ja näeb vaeva võib-olla rohkem kui mõni teine on ja järgmine hetk on, üks hetk oled sa väga vajalik kõigile ja järgmine hetk tegelikult vaata ise, kuidas hakkama saad, et ilmselgelt need üleminekud on nõuavad palju. Et ma arvan, et see ongi üks teema, et kuidas sellest rütmist tavaellu minek ei ole ka kindlasti lihtne. Jah, et samasugune analoogia oli siin meil naiskonnaga, eks ju, Kristiine Miileniga, kellel ka siin on vigastus ja aastaajane paus vähemalt, et samamoodi loodame, et temagi tuleb välja ja tuleb ilusti tagasi. Jah, et nägin ka teda selle noorte turniiri vaatamas, et eks tal ikkagi, see on paratamatus, et meil kõigil ikkagi kripeldab, aga midagi ei ole teha, et hetkel tuleb tegeleda oma tervise siis korda saamisega ja tegelikult ma arvan, et tal on veel palju ambitsiooni, et kuhugi edasi pürgida. No igal juhul paneme siit veel korra head soovid siis teele nii Valentin Kordasele kui ka Kristiine Miilenile ja võtame siis natuke sellise vastukaaluks lõbusama arutlusteema, mis siis tõukub ühest kirjast, mis on meile saadetud nüüd juba oi kui ammu. Peame Karli ees vabandama või?
Karl Juhkamist on siis juttu, aga nagu ütleme, heade küsimuste, heade teemadega on, nad lähevad ainult paremaks ja mitte midagi ei juhtu, et neid võetakse hiljem ette. Jõudumehed kirjutab Karl Juhkami. Sel korral pikka juttu pole, sattusin peale Märdi ühele ammusele artiklile, kus on tore kaardistus toonaste koondislaste hüüdnimedest. Ja siin ta palub, et me loeksime nad ette ja et annaksime ülevaate siis ka tänasest hüüdnimede kaardist, et siin Andri juba muigab kergelt. Nii, ma võtan ette selle nimekirja, vaatan, mis siin on. See on 2011 kirjutatud, et ega ma isegi hästi ei mäleta sest midagi, aga ma võtan kõilt siis lihtsalt need nimed ette. Aavo Keel, peatreener toonane Avka, Oliver Venno Olku, Jaanus Nõmsalu Nõmmik, Asko Esna Okas, siin Keit Pupart Pupi, Raimo Pajusalu Paju, Gert Toobal Ämmapets, Sten Esna Suslik, Martti Keel on Väike Keel, Argo Meresaar Pikk, Ardo Kreek Muna, Erik Jago Tõnn, Martti Rosenblatt on siit jäänud tema mängija kategoorilisel nõudmisel välja, aga ma arvan, et nüüd 14 aastat hiljem ma võin sellega avaldada, et tema hüüdnimi oli Roosa. Ja Meelis Kivisild on siin Steinbrücke, ma ei tea, kas see ka väga pikalt kehtis see hüüdnimi, igatahes nii see kirja läks, ja Jaanis Sirelbu Sass. Meelis Kivisild ikka oli Mell. Mell, eks. No vaata, no, ma ei tea, mis mulle seal tol hetkel öeldi ja kes kui palju. Sa kuulasid sõna siis või? Mida kirjutada? Jaa, ei, no. Siis veel kuulasid. Siis 2011 kuulasin sõna. Vaata, midagi ta kirjutas, midagi ta küsis ka siin veel, et ta küsiski vist selle Rosenblatti nime kohta. Just Roosa on väga ilus nimi, mis on siis jäbe. Mul on Roosa pusa näiteks, Talteki pusa. Normaalne pusa. Jah. Kuule, kas sellega saab mängule tasuta? Tõmba kaabu pähe ja ma arvan, et lähed selle Juliuse jüngrina kirja küll. Siis küsis, et kes ja millal Gert Toobalit viimati Ämmapetsiks kutsus, et Ämmapets oli siis üks tegelane sellest Kreisi raadiost. Aga minu arust juba toona nad ei mäletanud täpselt, et miks see Gert Ämmapets on, et Gert Ämmapets. Ei, ma arvan, viimati kutsus Aavo Keel teda niimoodi, et suvel võib-olla küll, aga võtaks siis ette Eesti koondise, et kuidas siis on hüüdnimedega, on tänapäeval üldse hüüdnimesid või? Ikka on. Nii, aga hakkame kuskilt tulema. Kust? No, sinust endast. Aga. Jah, lihtne. Lihtsalt nagu tuletatud nimest. Nii, võtame sidemängija. Stopp, aga minu arust sul oli veel üks hüüdnimi, aga see ei jäänud nagu väga hästi külge. Sina panid. Ei, see ei olnud mina. Ei olnud. Minu arust ei olnud. Orav Orkaan oli, minu arust, kas see ei olnud selle vara enda mõeldud? Võib-olla. See tegelikult, mis kunagi esimestes mängudes, kui ma veel ka Audentases käisin ja Selverist esimesi mänge tegin, siis Rando Soome kommenteeris seal alati ja siis ta alati rääkis sellest orava metsade vahelt ja igalt poolt mujalt, et kindlasti see vähemalt see väike küla on päris palju mainimist, et ilmselt saab veel. Nii, aga võtame siis sidemängijad, kes on? Robert Viiber on meil Vibu. Vahepeal, ehk seal tuleb mingi... Ei, Vibu on kõige lihtsam. Renet Vanker. On Renet Vanker. Tegelikult Renet, ütleme Renet, et tegelikult võistkonna sees on võib-olla vahepeal tuleb seda teist nime ka, aga vahet pole, see ei ole oluline. Siis Aleksander Eerma oli Sass, siis meil on sidemängijad selleks suveks tehtud, nurkadest Robert Täht on Robi, Märt Tammearu on M. Lihtsalt see tuli sealt Tartu Bigbanki aegades, kui olid vennad Tammearud koos, et oli Siim ja Märt, et siis üks oli S ja teine oli M. Ja Rait Rikberg pani need nimed vist. Et see on talle kirja jäänud, et mis meil veel on siis? Karli Allik on Karlutt, Albert Hurt on Alps,
Kordas on ka veel. Kordas on Valja või Valujev. Kui ta ikkagi võitlema läheb, siis ta läheb ikka Valujeviks vahepeal kätte. siis kas meil on keegi veel? Kohe. Vist on selle suve list. Selle suve list vist on tehtud, jah. Diagonaalidest on Rene Teppan on Renks, Timo Lõhmus on ikkagi Timps või Lõhmus lihtsalt. Et liberad on Silvermaar on Sillu või Puna. Mõlema järgi reageerib. Ja Karlis Lepp on Lepa. Ja tempodest siis Marks on Marks lihtsalt. Alex Saaremaa on nii. seal vahepeal me kutsume DJ Islandiks ja või hea lapsel mitte nime, et seal on ju rohkem igapäevane, aga tema enda nimi on ka piisavalt lühike, ja ta sobib, kannab välja just kõik nimed, mis talle pannakse. Ja Mihkel Varblane. Varblane on ka lihtsalt Varblane, või Miku on ka, öeldakse Miku. Et siis sai ongi kõik. Sai tiir peale vist, jah. Ülevaade antud, et Karl Juhkam saab ka nendest rahulikult jälgida ja kasutada neid. Nii, aga siis läheme edasi. Siit see rubriik jääb meilt ära, aga siis rubriik 3 vahel meil ongi parasjagu aega, et esitada nüüd küsimusi saate külalisele. Neid on meil tulnud ka siis erinevate meediakanalite vahendusel ja üle pika aja on meil saatnud põhjaliku kirja Maarjo Liiva. Ja, ma nägin ka täna hommikul seda. No ma võib-olla siis võtangi tema küsimused sisse juhatuseks. Nii, Andri, millal sa said aru, et võrkpallist võib saada sinu elukutse, mitte lihtsalt hobi? Ma arvan, et see sai umbes selgeks Audentases ikka 10. võib-olla 11. klass, et kui ma noorena põhikooli ajal mängisin võrkpalli, siis tegelikult kui üks hetk tuli Marko Mett jutuga, et äkki proovid Audentases, sest tundus see ikka päris ulmeline mõte, et mis mina seal on. Aga tegelikult Audentases Raul Reiteri käe all ikkagi müstiline kiire areng, mis mul seal oli, et kus kõigepealt saime sammud selgeks õigeks ja siis mul oli ka see vale jalg ees, läksin peale. Aga tegelikult mul Audentes läks väga suurte sammudega edasi, et oli ikkagi väga eriline, kui seal Aavo või Selveri esindusmeeskonnas keegi oli puudu, siis kutsuti trenni, siis ikkagi see oli ikkagi suur sündmus, et ja sealt maalt võib-olla hakkaski see pihta, et kus siis see mõte tekkis, et võib-olla on täiesti võimalik ja peale seda oli juba, peale gümnaasiumit oli 1 aasta Eestis ja peale seda oli juba välismaa, et tegelikult läks jällegi kõik hästi ruttu ja kiiresti. Ma võtan siia juurde, kuigi see ei ole nüüd Maarja küsimus, aga et see lihtsalt temaatiliselt sobib siia. Maribel Kirsimäe küsib, et miks üldse hakkasid võrkpalliga tegelema? Väga lihtne, muid variante polnud. 2004 aasta oli see, kui tehti Orava põhikooli uus võimla ja siis oli entusiast Vendu Suurman, kes hakkas saatis kooli peal lendlehed laiali, et trenn hakkab olema 3 korda nädalas ja põhimõtteliselt mõlema siis olid kõik poisid läksid, mõlema on siis nagu vanusekaup oli ka, kõik ilusti kaetud, et nooremad, vanemad ja nii enam-vähem nagu 1 klass üles, 1 klass alla, et kõik poisid sisuliselt läksid ja nii me läksime, aga enne ei tee midagi? Ei. Mis tegevust oli siis niisama, tegite pätti?
see oli maaeluna, et tööd ikka, et kõik, ega selle... Aga kurat pärast tööd ei teinud siis, kes tööd tegi? Kõik läksid võrkpalli mängima, vanemad ütlesid, et Eks seda ka oli natukene, aga ma arvan, et kellelgi midagi vastu ei olnud, et poisid sporti teevad ja tegelikult oligi see, et me olime kuidagi sõpradega seal nii kõigil tekkis selle ala vastu hästi suur armastus, et ma mäletan, et koolis vahetunnid olid ka sellised, me käisime seal, võtsime vahetunniks need palliruumis palli ja mängisime seda kuuma kartulit seal, et kus meil ikkagi sport käis kogu aeg ikkagi käsi käes, et ma ei tea, ma olen kuidagi nii kasvanud, et see pallimäng ja sport iseenesest on mind kuidagi kogu aeg kõnetanud, et ma olen hästi palju noorena ka väga palju telekas sporti vaadanud, ei ole vahet, mis on see ujumine või isegi suusatamise too hetk ja jalgpallid, kõik, ma ikkagi vaatasin kõik suurturniirid ära. Nii, aga siia sobibki Maarjo küsimus, et millised mängijad on sind kõige rohkem inspireerinud või mõjutanud? Eks Eestis ikkagi samamoodi, kui kasvasid ja nägid, kuidas kas või Argo Meresaar või keegi trennis, et see oli ikkagi suur hetk, kuidas, ma ei tea, käituda olla, õppisid kõige pisemaid asju, aga eks väljaspoolt ka ikkagi ma vaatasin igasuguseid, ma räägin, oli see Ateena olümpiapäeva, kui sai vaadatud neid, kuidas Brasiilia USA seal mängisid, aga ma ei oskagi kedagi otseselt välja tuua, muidugi on populaarsed vastused, ma ei tea, Muserski ja Simon ja kõik kolmandad või samamoodi tol hetkel Eestis vanemad temporündajad või koondise kaasas, kelle poole tahtsid püüelda või kelles parem olla, et sellised, ma arvangi, et rohkem mõjutajaid ei oskagi välja tuua, et pigem on ikkagi kuidagi oma teekonnale ka keskendatud. Millised hetked su karjääris on seni olnud kõige emotsionaalsemad? No eks iga hooaeg ja iga samamoodi koondise suvi on emotsionaalsed, on need head või halvad emotsioonid, et neid hetki on olnud ju tegelikult palju ja ühte sellist on võib-olla keeruline välja tuua, aga ja koondisega saavutatud mingid edud on ikkagi kogu aeg meeles olnud ja mis selles alati on nagu midagi näppude vahele ka jäänud, et see jääb ka sulle ikkagi paremini meelde, et ma ei oskagi ühte sellist välja tuua, et pigem ongi see, et mis ikkagi kõnetab ka samamoodi, et tegelikult kui paljudele inimestele on need EM-turniirid ja sellised, et kui palju inimestel tegelikult see korda läheb, et see kindlasti on see, mis ikkagi teeb südames ajaks. Aga millised on kõige keerulisemad hetked koondise kaptenina? No eks võib-olla ongi see, ega meil otseselt võib-olla viimane EM oli selline, et kus ikkagi Šveitsi vastu võitsime küll, aga ilmselt oleks me kõik tahtnud, et see mäng oleks 3-0 olnud, peaaegu juba oli ka, aga otseselt ma ei teagi, ma ei ütleks, et meil väga palju selliseid keerulisi hetki on olnud viimasel ajal. Tegelikult, kui vaadatagi tagasi, siis see periood, kui mina kapten siis ongi see Alar Rikbergi periood sisuliselt, et tegelikult väga hullult kuskil mingit latti kolistanud pole, et tegelikult oleme suhteliselt viisakalt mänginud need kuldliigad ära, kus on napilt jäädud, üks aasta jäi meil nii poolfinaal kui pronksimängus jäi mõned punktid puudu, et oleks sealt mingi medali kaela saanud, et selles mõttes ma arvan, et me oleme laias laastus alati
oma keskmise või natuke üle keskpära ära teinud, et ma ei usu, et meil on olnud nagu väga-väga raskeid hetki praegu koondise juures. Ma arvan, et Maarja vist muidu mõtles, et sul just kaptenina, mis ongi, kas sul on näiteks seal mingid mängijaid, keda rohkem tuleb korrale kutsuda või et mis nagu kaptenina just on kõige keerulisemad? Okay. No tegelikult mis see aasta mulle hästi meeldis, mis meil oli sisuliselt esimesest päevast alates, oli see, et kogu meeskond oli ju kuidagi kohe algusest peale ühel lainel, et hästi eesmärk, hästi selge, tunduski, et see 6-7 nädalat, mis me koos olime, et kõigil oli alati fookus paigas ja tegelikult meil ei selliseid lihtsaid asju või korrale kutsumisi oli pigem vähe, et muidugi neid tuleb ette ja alati ma ei tea, mul tuleb kuidagi loomulikult ka see teistelt nõudmine, et see tuleb, selle jaoks ma ei pea nagu väga pingutama. Lapsevanem on harjunud juba. Kindlasti sealt tuleb ka midagi kaasa, aga jah, see kuidagi just kui ma ütleks, et ma eriliselt midagi rohkem ei teeks, ütleme nii, et kui mul seda kriipsu seal särgi peal ei oleks, et ma kuidagi teistsugusena käituksin või oleksin, et muidugi, ma ei tea, mul on pigem on selline loomupärane olnud ja muidugi jah, ma ei tea, Alar Rikberg igal suvel peaaegu teeb uued valimised kapteni valimistega. Kuidas need valimised siis välja näevad, et ei ole e-hääletusega, et ei selles kas seal on kandidaadid ette antud, on need avalikud või salajased? Ei, kandidaadid, see on selline, et mis voorud seal on? Üks esimene koosolek on seal antakse sedeleid ette, saad kirjutada. Ükskõik kelle nime siis või? Kas siis Martin või Märt. Esimene... Ma mõtlen, et kandidaat ei ole, et sa võid ikkagi ise teha. Jah, aga Alaril kui on vaja, siis sekkub. Ja peatreeneri hääl loeb, nii et... et lõpuks ikkagi tema... ausad valimised. Demokraatlikud valimised on täielik, ütleme, Lukašenka moodi. Ei, eks selles mõttes võib-olla on natukene sellist tagasisidet ka, et kas meeskond on rahul ja aga ei mingisugust erilist draamat meil selle koha pealt pole. Nii, siis veel on selline küsimus, et kui sa ei oleks võrkpallur, mida sa arvad, mis ametit sa täna peaksid ja mis ametile mõtled pärast võrkpalluri karjääri? Seda me natuke kuulsime juba ju. No... Eestepp. Magistrit. Jah. No... Aga siin on kaks osa nüüd, et kui ei oleks võrkpallur, võib-olla siis tahaks hoopis midagi muud. Jah, kuhu sa sealt oravalt üldse edasi oleks läinud, me ei tea ju. Ei tea, võib-olla oleks kuskile teise ülikooli läinud. Ilmselt oleks Võrru keskkooli läinud või ja sealt edasi, ma arvan, Tartusse ülikooli, et võib-olla oleks selline loogiline jätkond, kuhu tööle, ei tea. Võib-olla ei oskagi midagi ennustada, et ma räägin, see sport tuli nii rutta peale, et ja kuidagi loogilist rada ja kiirelt, et selles mõttes ei pidanud õnneks väga palju mõtlema ja tegelikult polegi olnud aega väga palju mõelda, et kui need suved ja hooajad on ju kogu aeg järjest, et oli ju neid aastaidki, kus meil oli mõned nädalad terve suve peale vabad kuidagi jupiti, et tegelikult on olnud hästi sisustatud see aeg kogu aeg ja tulevikus samamoodi, et miks eks see hariduses annab mingid võimalused ja mingi põhja ja teadmised, milleks on siis tulevikus valmis olla, aga ja lähtuda võib-olla, et spordivaldkonnas muidugi teadmisi ja võrkpalli kohta või kogemusi on ju väga palju, et mida võib-olla edasi anda, aga ma ei tea, kas ma ennast päris treenerina näen. Ma küsiks ise siit edasi, et aga kas sa seda oskad pakkuda, et kui sa ei oleks võrkpalli leidnud, et mis alal sa oleksid võinud veel vähemalt Eesti tasemel tippu jõuda? No võib-olla kui spordist rääkida, siis just spordist. Ja räägime geograafiast, siis võib-olla oleks Põlvas käsipalli mänginud või siis ma ei tea, korvpalli oleks ka päris hea ju tegelikult, et ma arvan, et oleks korvpallis hetkel juba selline sarnane karjäär tehtud, siis ma arvan, päris rahulikult võiks tulevikku vaadata. Jah,
et noh, midagi sellised vahed on sees, seal midagi teha ei ole. Midagi teha ei ole, jah. Palga mõttes siis, jah? No ikka, mis muu. Nii, Georg Sonne on meil saatnud ka oma küsimused ja siis kirjutab nii. Ilmselt oled üks väheseid Eesti võrkpallurid, kes on olnud tiimikaaslane Olympia võitjaga. Pean silmas Patriid Prantsusmaalt. Kas nägid juba toona, et see tüüp jõuab kaugemale, mis oli tema X-faktor sinu jaoks? Jah, Patrii oli kohe selles mõttes Montpellieri võistkond tolle hooajal ikkagi võttis justkui väikse riski, et nad läksid temaga põhidiagonaal koha peal ja tal oli üks aasta all, mis oli ka pigem selline positiivne ja tegelikult ta sel hooajal oli, minu arust oli ta Prantsusmaal liigas oli top skoorer, et ma mäletan, et seal põhiturniiri, põhihooaja lõpus oli sidemängijal oli seal enam viimases voorus oli missioon, et ta kindlalt saaks selle, et seal üks mäng oligi, mängisime selle linna rivaali vastu äkki ja 3 game'iga oli 30 punni või midagi sellest, et kõik läks sinna. Et neid asju ikka vaadatakse? No jah, et eks ikka, aga inimesena oli ta väga selline lihtne ja tavaline, et keskendus omal asjale ja sõbralik tüüp, et meil oli päris palju seal neid nooremaid prantslasi, kes siis hetkel on koondises põhitegijate rollis. Et tol aastal võib-olla oli veel rohkem oli neid, see oligi see aeg, kui Cedric Inard tegi nii-öelda Prantsusmaal noortega supertulemust ja need noored olid siis, tal olid tempos olid Sinenese, kes siis on hetkel ka olümpiavõitja ja mitmekordne ja mängib Itaalias. Ja nurgad olid Clevno, Luati, kes on ka koondise põhitegelased praegu ja neil oli veel üks Rossard ka juures, kes on ka väga talendikas tol hetkel ja siis oli Timo Tammemaa seal teine tempo. Ka talendikas. Ja põhiside oli neil Brisard. Et noh, ei olnud, ütleme nii, et ei olnud mingi suvelased noored, kellega tulemust minna tegema, et tegelikult on ikkagi aga võib-olla olid, aga ta lihtsalt viis nad uuele tasemele. No, ilmselgelt, muidugi, muud varianti ei saa olla. Siis Georg Sonne küsib veel, et kellele maailma staaridest oled pannud kõige magusama või kaalukama ploki? Kas on midagi sellist meeles? Eks neid on olnud kindlasti, aga kaalukam ma ei oska. Et kas endal on midagi meeles? Saime Venemaaga mängisime siin Kalevi spordihallis täismaja, siis seal sai ikka mõni pandud. Need mõni klipp lõigati ka kuskile välja, siis need oli päris tore vaadata, aga ma arvan, tegelikult neid blokke on pandud küll, et eriliselt midagi välja ei hakka küll tooma, et mis mingi mänguvõidu tõi või see niimoodi ei meenu. Ma küsiks ise, et kas sa oma karjääris tagant vaadates oleks midagi, mida sa tahaksid muuta? Või teeksid nüüd teisiti, mingid otsused? Võib-olla ainult ühe. et ma mäletan, et oli esimene hooaeg Saksamaal kohe, kui ma käisin Püülis, siis ma olin Saksa liiga kohe parim blokeerija ja nii edasi, siis tundus, et see Saksa liiga on kohe täiesti väike, et liigume edasi. Ja et sama hetkel tegelikult oli mul tolle hetkel ikkagi, ma arvan, teises puust Friedrichshafenist 2-aastane pakkumine. Ja siis ma ütlesin neile, et ei, et agendile, et nagu Saksa liiga tundub, et on ammendanud juba, et tehtud, et liigume edasi ja siis me läksime Itaaliasse. Olime küll selles superliigas ja Teppaniga koos me sinna sattusime ja oli võib-olla üks katastroofilisemaid hooaegasid, kus siis vahetus peatreener meil 2 korda ja juba detsembriks ma mäletan, me saime kohe 2 palka tulid õigel ajal, siis me ootasime, siis kui üks sponsor ütles, et peatreeneri vahetus ja siis saame selle lisaraha ja siis saime jälle 2 palka juurde ja siis oli kõik, et rohkem hooaja lõpuni palka ei saanudki ja ega meil mingid
Tulemust seal ei tulnud ka, et saime vist hooaja peale 3-4 võitu, et tegelikult oli karm ja raske aasta, ja trenni tegime seal ikkagi kõvasti, et ja põhimõtteliselt käisid kodus lihtsalt lõunat söömas, korraks tõukastasid võib-olla diivani peale ja juba pidid jälle saali minema, et need õhtused trennid olid ka ikka üle 3 tunni seal rahulikult, et seal trenni me tegime selles mõttes ikka väga palju tulemust ei tundnud nagu üldse. Et. Aga need 3-tunnised õhtused trennid ka, kas need olid intensiivsed või oli seal hästi palju sellist teooria osa ka ikka? Ei, täisandmine. Kogu aeg. Ja mis oligi siis nii-öelda selle katastroofilise hooaja lõpus oli see, et kõik kohalikud itaallased olid järgmine aasta top 4 satsidesse, Lube, Modena, Trentino ja Perugia, kõik olid seal nendes võistkondade peale ära jaotatud lihtsalt siis teises või kolmandas rollis, et selles mõttes ikkagi leiti ikkagi head kohad, et kui mina läksin siis sealt edasi läksin Prantsusmaale, Poitiesse. Maarja Liival on veel üks küsimus, et millise nõuande annaksid noorele tempomängile, kes tahab sinuga samale tasemele jõuda? Et kas on mingi selline universaalne nõuanne, mida soovitaksid või mingi moto? Et pane käed plokis üle võrgu. Ja hoia. Ja hoia, et kindlasti, ma arvan, et sihikindlus ja distsipliin ja kindlasti suur tahe viib sihile, et kui see on, need on olemas, siis tulevad need oskused ka. Ma küsiks sinult, et kas sa oskad välja tuua mingi peamise vea või sellise väärarusaama, mida siis ajakirjanikud võrkpallikajastades või kommentaatorid siis kasutavad või oskad mingi näpunäit anda? Kas midagi võimendatakse või midagi panda tähele või? Paraku on selles mõttes no pressure Martin, aga kommentaatoritel ja ajakirjanikel on hästi suur roll, et seda mängu edasi anda, et kui võtame jalgpalli, korvpallit, siis nendes mängudest on lihtsam aru saada, et lõpuks et üks võistkond peab palli väravas saama ja teine korvid, aga võrkpallis on selle ühes punktis on nii palju erinevaid nüansse, et miks ühte või teistpidi üldse neid kutsungeid tempomehele tehakse, kas side juurde, side kõrvale, et kuidas seda mängu avatakse, et tegelikult laias laastus meil on ikkagi, sa pead ikkagi seletama võib-olla selle ka, et miks see vahepeal teise särgiga tüüp käib seal platsi peal ringi, et selles mõttes ongi karm, et seda ala edasi anda ongi raske, et need, kes mõistavad ja mängin, nendel on muidugi lihtne neid asju ise märgata ja aru saada, aga kindlasti tuleb seal leida selline hea tasakaal mängu tehnilise ja taktikalise poole peal ja siis ka selle kõige lihtsama seda emotsiooni tuleb edasi anda, et see emotsioon ju tegelikult toob rahvast saali ja köidab publikut ja võib-olla ka mõnda potentsiaalselt uut toetajat, et selles mõttes on hästi-hästi oluline roll. Nii. Ma küsin ka vahele, tohib või? Ikka tohib, sina tohid. Tutvuse poolest. Vedas. Aga tegelikult tulles nüüd tagasi selle, et mis sa muudaksid enda karjääris või ma tahaks tulla selle hüppelt servi juurde. Et sa nüüd hakkasid sellel aastal suvel seda tegema, et kas see oli kindla eesmärgiga, et see aitab välismaale lihtsamini saada või kus see nagu mõte tuli sul või tegelikult... Ja kas sa oleksid pidanud seda varem hakkama tegema? Oma karjääris? Esiteks, see tervitused naisele, see kodust on alati olnud olemas see suunis, et pane. Aga ma olen ka kuidagi igal pool, kus välismaal ka siin Eestis olles talt tekkis, et ma olen alati olnud sellistes võistkondades, kus on justkui olen ma kuidagi saanud selle rolli, et ma hoian tasakaalus seda nii-öelda balanssi seal riskeerivate meeste puhul, aga
tegelikult see tuli kuidagi lihtsalt et sel suvel ma ei olnud sellise plaaniga, et ma pean nüüd hüppelt hakkama panema, et agent ütles mulle aga eks seda varem on olnud kindlasti seda, kus kui me oleme olnud mingites läbirääkimistes ja on valitud keegi teine ja see on kõige lihtsam põhjus, mida öelda, et hüppelt serv, aga võib-olla kas sellest on ka nii palju kasu, et see on juba teine asi, aga kindlasti sel suvel see sai kuidagi lihtsalt esimeses trennis oli selline serviharjutus ja siis ma panin seal hüppelt ja sealt edasi kuidagi keris ja lõpuks ma panin peaaegu terve suve, et ma arvan, et ma proovin seda edasi. Igal juhul. Ja ma jätsin siin kuulajate küsimustest kõige obskuursema, jätsin siia kõige lõppu. Ja see on tõesti hea küsimus. Küsib Kristi ja küsimus on selline, kus on pupi? Et ma ei tea, kas siin on mingi inside joke, millest ma ei saa aru, aga igastahes selline küsimus meile saabus. Pupi on leidnud, ma arvan, uued väljakutsed enda elus ja kindlasti kahtlemata Eesti võrkpallis ikkagi suure jälje jätnud mees, et kindlasti ei saa seda kuidagi tema tehtud tööd alahinnata, et kindlasti ta palju teha jõudis, et eks me vahepeal ikka oleme rääkinud, aga kokku pole saanud peale aega. Selles mõttes ma ei tea, kus ta on. Jõudel omad tegemised on. Aga jah, siit saime saatele pealkirja. Ka Aganits ei tea, kus on pupa. Näiteks. Nii, aga siis hakkame siis otsa kokku tõmbama, et kõigepealt siis peaksime markeerima siin parima küsimuse või? Jah, kellele võiks midagi anda Kuulbeti poolt. Ma saan valida. Saad ikka valida. Ma annan oma vanale naabrimehele, Georg Sonnele, et ta on seal samast, elasime, käis klassivend mul ja elasime ühes kortermajas, et läheb sinna. Siis Georg, saadame sulle midagi, ma vaatan, mis mul selles kotikeses veel alles on, mis ma sulle saata saan sealt, aga küll me midagi leiame. Et Kuulbeti mingit nänni tuleb sulle igal juhul siis. Jaa, et siis meil muidugi tegelikult oli see rubriik ka meedia soovitus. Mida sina, Martin, viimases 2 nädalast soovitaksid võrkpallisõpradel lugeda või vaadata või tarbida, mis on meedias ilmunud? See ongi see samamoodi, ma unustasin selle teisele poolele küsimusele vastata. Et tegelikult võrkpalliuudised on vähe. On vähe, jah. Ja tegelikult ma ei tea, miks seda nii vähe on. Et tegelikult on ju asju, millest kirjutada küll, et aga jah, kui senikaua, kuni see seis on selline, siis ma arvan, et klubid peavad ise neid uudiseid hakkama rohkem sisu tootma, et ega muu siin ei aita. Et jaa, ma tegelikult siin võtan Andri mõttest nagu kinni ja mina arvan, et selle meie võrkpallikajasta Valeri virtuaalse rändkarika siis annaksime ka Georg Sonnele, kes on nüüd hakanud taas hooaja avanud ja teinud võrkpalligrupis avaldanud ja oma Instagrami ka, jah. Et otsige see üles ja jälgige, et on sisukad lood olnud ja ka väärikad inimesed, keda intervjueerida, näiteks Kristjan Kais ja nii edasi, eks ju. Ja on läinud ka, ma vaatasin seal spordipsühholoogidega juba intervjuusid teinud, et laiendab haaret ja tubli Georg, et pluss ta selle loo ajal teeb ka ise ennustusi seal nädala eelvaates, et lisab omale asju juurde järjest, nii et väga tubli. Jah, et selle virtuaalse imaginaarse rändkarika 2 nädalat võid oma kapile panna, et siis vaatame edasi, kes siin väärib seda järgmisena. Nii, aga siis me täname Eesti võrkpallikoondise kaptenit siia tulemast, meiega asju arutamast. Ütleme nii, Martin, et pilt sai ju palju selgemaks. Muidugi. Absoluutselt. Sellise positiivse noodiga. Aitäh kutsumast. On tore lõpetada. Aitäh. Tšau.
võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele.